Tõmbas lähemale ekraani. Jah, vaata, ta tegi suuremaks ära. Kõigepealt saab juuksed korda sättida. Alustame sellest. Aga siis tere! Tere! Tere tulemast vaatama seda laivi. Siin on siis eetris Marlena Belmei ja temaga koos Kerli. Ja enne kui me sukeldume sellesse, et mis me siin teeme ja mis värk täna üldse on, siis kõigepealt laseme korraks sellel laivil levida. Ja ma panin teate ka üles, et me tuleme täna, Fredi juba soovib ka tulla, me panin teate üles, et me tuleme laivi 15.15, aga me lihtsalt ei suutnud ära oodata, et kell saaks 15.15. Seega põhimõtteliselt me jõudsime enne, nagu 15 minutit enne õiget laivi aega juba eetrisse tulla lihtsalt sellepärast, et me ei jõudnud ära oodata, et kell saaks 15.15. Ja me ei ole üksi, me oleme koos lisaloomadega sõna otseses mõttes, ehk siis see siin on Fredi. Fredi, see on Fredi. Ja Fredi, kas... Fredi, laena mulle palun Kerlit korraks. Aga kui sa oled jõudnud seda laivi vaatama, jess, väga hea, ma näen, et info levib juba. Et kui sa oled jõudnud seda laivi vaatama, siis ole hea ja tule viska siia alla turbiinile kohaselt kommentaariumisse üks tere, siis pane siia meile üks süda ja siis kus sa parasjagu vaatad ja kuidas sul hästi läheb. Ja tänase laivi teemaks on meil enesekindlus ja kuidas seda saavutada. Ja kõik, mis sellega üldse seotud on, nagu enesekindluse nagu ülesehitamise teekond, aga samal ajal ka enesekindluse väljakutsed ja enesekindluse nagu sellised, kuidas ma ütlen, varjupooled ja siis enesekindluse kaotamise teekond ja siis selle taasavastamise teekond ja miks meil seda enesekindluse teemat üldse vaja on ja põhimõtteliselt me sukeldume sellesse teemasse. Ja enne kui me alustame, siis ma tahaks tegelikult ka nüüd kommentaariumi tööle saada, nii et Facebook, palun võta meid jutule. Tema on see number 1, kes on siin. Tere! Jaa, enesekindlus, ma tean väga palju. Täiega teab, Fredil on nagu täis enesekindlus, et millal iganes ta tahab Kerli tähelepanu, siis ta lihtsalt läheb ja võtab. Või ta tahab Peetri aja, kes ta läheb ja võtab. Ja minul on siis hetkel siuke seis, et minul on hääl ära. Ma vist ei pea seda ütlema, et sa saaks ära, et mul on hääl ära. Aga see võib tähendada seda, et kuna ma Dubaist tagasi lennates suutsin natukene tõbiseks jääda, siis juhul, kui keset laivi ma peaksin tabama ennast või mind peaks tabama see olukord, et ma ei saa rääkida või ma hakkan köhima, siis ma jooksin mina. Et siis põhimõtteliselt Fredi ja Kerli. Fredi ja Kerli jätkavad. Aga proovime nüüd vaadata uuesti kommentaariumi poole, kas nüüd võiks hakata kommentaari tööle. Saime. Just super, väga hea. Väga hea, Kerli, sina võid neile tere öelda. Ja, ma võin öelda Inge ja Stella ja Laine, Saul, Gertrud, tere! Nii äge, nii tore teiega kõigiga koos siin olla. Kohe hakkas niksust tööle kui. Ja seal on niisugune trikk, et kui sa ei näe Facebooki kommentaariumit, siis vahepeal tuleb ära slaidida, peitu panna ja lasta tal mõned hetked olla. Siis kui tagasi tuled, siis tihtipeale ta läheb tööle. Ja me just tegime selle triki läbi. Aga enne kui me alustame, siis tegelikult tahaks sulle tutvustada natukene Kerlit. Sest et sa tõenäoliselt ei ole mind varem siin grupis Kerliga varem koos näinud. Mitte kuskil ei ole me niimoodi koos kahekesti laivis olnud. Jaa, et sa oled siit sulle küsimus. Kas sina tead, kes Kerli on? Kas sa oled Kerliga kokku puutunud? Kas sa oled Kerlit näinud? Kas sa tead, kes Kerli on? Ja kui sa ei tea, kes Kerli on, siis võid kirjutada, et sa ei tea, kes Kerli on. Ja see on väga lihtne, hea alguspunkt. Aga kuidas me siis seda, kus poolt me alustame? Kus poolt me alustame? Kerli, ma tahaks otse öelda. Ma ei saa otse öelda. Kuidas, no pärast vaata imago, avalik imago. Kerli on full on nõid. Ma ei mõelnud, et sa selle otsa pealt alustad. Nõid, kes ei näe ette, et teda paljastatakse.
ei suuda. Kerli on full on nüüd tervendaja, selgeltnägija, teadlikkuse maaletooja planeedil Maa, valgustöötaja. Ja selle kõige sees on ta selline naine, kes teeb sellele full on cover up'i. Ja teeb kogu aeg siukse näo, et mis mõttes mina ei ole nagu, ma olen siin lihtsalt niisama nagu, ma teen, ta on ettevõtja. Kerli on ettevõtja, Kerlil on koristusteenuseid pakkuv ettevõte Tallinnas, väga äge ettevõte, mida ta on ehitanud 10 aastat. Jep. Ja siis Kerlil on üliäge tiim seal, naisi ja nagu ta täiega teeb seda asja nagu südamega. Nii et kui sa oled Tallinnas ja sul on vaja koristusteenuseid, siis võib-olla sa saad nende teenuseid, aga võib-olla ei saa, sa võid küsida, sest neil on osades piirkondades full, kõik täis, sest nad lihtsalt on head. Ja need päriselt on head. Ja siis Kerli on laulja. Ja, Kerli on laulja. Ja Kerli on lihtsalt magnificent looja nagu siuke tšika-tšika. Ja siis ta on remontija. Vaadake seda lage. Sa näed siin, et Kerli on remontija. Ja siis, aga tegelikult siiski tegemist on nagu väga ägeda, kõrgelt arenenud teadvuse seisundiga, kes on tulnud kehastunud planeedile Maa. Ja mingil kummalisel kombel. Ja lähme sinna ka. Teeme laekad lahti. Kerli on Marleni sugulane. Tada! Aga kuidas me sugulased oleme? Räägi sina ka vahelduseks, ma joon vett ja hoian omalt. Sugulased oleme niimoodi, et meil on ühine vanaisa vanema, olid vanaisa vanema, ehk siis meie isad on vennad. Ja tänu sellele tutvusime Marleniga juba siis, kui mina olin mingi 2-aastane, midagi sellist või 3-ne, ma ei tea, millal. Ma ikkagi arvaks, et siis, kui sa sündisid. Tulid kohe külla ja. Ma olen suht kindel, et ma tulin kohe külla, jah. Et mina tean ainult neid esimesi fotosi seal. Selles mõttes, et Kerli nagu, you were a big thing nagu. Sul oli vanematel nagu laste vahet 5 aastat nagu, you were a big thing nagu. Rahvas jooksis kohale, kui sa tulid. Ahah, didn't know that. Jap. Mul on ainult need fotod, kus ma Marlenis üles istun. Ja Kerli istus Marlenis üles. Meil on täpselt 10 aastat vahet. Kerli on noor, mina vanem. Ja siis nagu, kui ma Kerliga nüüd viimasel ajal olen saanud rohkem mängida, kuidagi meil oli huvitav nagu siuke koht, et nagu energeetiliselt, Marlen räägib oma keeles. Kaitseb peale seda laivi näevad ainult need, kes selleks valmis on, teeme siia hästi palju mingeid segaseid asju, siis need, kes on mingid liiga mõistuse inimesed ja tahavad normaalset asja, need lihtsalt neil jookseb praegu joa kokku. Nii, kõik minema. Sa arvad, et me oleme imelikud, sa arvad, et me oleme nagu nõmedad, sa arvad, et me ei meeldi sulle. Sul on õigus, mine laivist välja. Nüüd. Okei, ja kõik teie, kes te jäite. Räägime asjadest ausalt edasi. Et siis meil on olnud siuke energeetiline blokeering oma vahel aastaid. Et me nagu oleme saanud suhelda, aga hästi nagu distantsi pealt või kaugelt, nagu olnud ühtedes gruppides ja tegelenud koos enesearenguga, aga me ei ole saanud nagu päriselt suhelda. Ja nüüd, kaua sest möödas on? Äkki mingi 6 aega või? Detsembri lõpus algas minu meelest. Kummaline hetk oli siuke, kus käis äkki nagu klõps. Me olime ühel naistekal koos ja lihtsalt ma vaatan Kerlit ja ma saan aru, et vau, puhas. Ma ei tea, mis iganes on juhtunud, aga energiaväljades on midagi ümber korrastatud. Mina tean. Sa said teada või? Ei, no ma lihtsalt tean, miks mu energeetika on puhas, et ma olen tööd teinud lihtsalt ju siin 2 aastat intensiivselt. Pluss ma olen nüüd nagu ka, mõtlesin eile öösel kusjuures, ma ju ei ole enam kanepisuitsetaja. Ja võib-olla see pani mu enne mingisesse sellise, ma ei tea, udupilve sisse millessegi. Sagedusse. Jah, et nüüd ma olen ju puhas olnud, pluss ma olen nii palju käinud teraapiates, mis on mind tõesti inimesena muutnud. Et ma arvan, et see mängib lihtsalt nagu minu poolt väga suurt rolli, et ongi energeetika muutunud. Ja mulle hästi meeldib Kerli puhul see, et Kerli on nagu, ta on nagu mina. Ta on täitsa segane. Ta on nagu täitsa segane, aga samas ta on jumala nunnu ja ta süda on hästi õige koha peal. Ja mulle meeldib Kerli puhul see, et ta on hästi aus. Et ta räägib asjadest nii, nagu nad päriselt on. Et nagu ütlebki lihtsalt jumala selgelt välja. Ma ei ole enam kanepisõltlane. Ja siis nagu pool laivis olevat rahvast on nagu mingi sõltlasega. Oh my god, sa olid kanepisõltlane. Ja see on tegelikult väga oluline nagu see on väga oluline osa nagu sinu loost, on ju. Miks üldse keegi saab miks kellegiga juhtub siuke asi, et ta millessegi niimoodi kinni jääb, mis see sõltuvuste teema üldse on, on ju. Ja omakorda julgeda sellest rääkida ja seda välja tuua. Ja selle võrra nagu, kui me oleme saanud praegu hakata rohkem suhtuma oma vahel, siis mis ma märkasin oli see, et
mina olen praegu oma elus sellises faasis, kus tšau Maris, kus mul tihtipeale ei ole praegu väga palju energiat väljapoole jagada. Mu energeetika taastub sellest muutuste protsessist, kus ma olen viimane 1,5 aastat olnud, 2 aastat, aga mul ei ole veel täisvõimsus tagasi ja ma ei saa praegusel hetkel teha asju sama toore jõu pealt, nagu ma enne sain. Ja siis ma vaatasin Kerlit ja siis ma olin niimoodi võib-olla me saame teha koos. Jah. Ja siis ma viskasin Kerlile välja, et Kerli, kuule, tule minuga laividesse. Siis Kerli ütles, oot. Oi, ei taha. Ma ei julge, ma ei taha. Nagu, see on nagu siuke koht, et nagu Kerli ütles väga ausalt. Ma võin öelda, kuidas Kerli ütles. Siis ta ütle, lükka ümber. Ma ütlen nii nagu oli ja siis see lükka ümber. Ta ütles, et ta ei viitsi jagada head asja laiali. Troppide kätte, kes pärast üldse stuff, nagu head asja välja anda, nagu miks näidata inimestele, mis võimalik on või miks rääkida asjadest päriselt, kui selle tulemus on see, et nagu nad löövad su lihtsalt risti. Laiviga ma olin nõus, aga see, mis ma ütlesin, selle vastuse oli, et võtta see energiatöö üle nagu sellise nagu suurem pakkumine, kui lihtsalt lähme laivi. See ei ole lihtsalt ülevõtmine, see on see, et tule kampa, teeme koos. Jah, et aga seal on tegelikult ju draamad ja taust sul olemas, et sa oled tegelikult olnud keegi, kes on ennast jaganud läbi aegade ausalt videotes. Ja see turbiinikeskkond on selles mõttes nagu huvitavalt teistsugune ruum. Et siin kehtib mingisugune kaitsemull, et reaalselt siin ongi ainult inimesed, kes valivad sellist materjali. Ja kui me küsime, milline see selline materjal on, siis see on materjal, mis see on materjal, mis kõnnib mööda teadvuse tasandi serva, mis challenge ib või paneb proovile seda, kuidas me oleme harjunud maailma vaatama. Kompab piire, mis vahepeal keerab asju pea peale, mis ilmselgelt vaatab maailma laiemalt kui ainult füüsiline reaalsus, mis avab dimensionaalselt nagu väravaid muudesse kohtadesse ka, välja arvatud see, mida me ainult silmaga näeme, ma ei tea, maitsmine, haistmine, kompamine, kõik need asjad, et nagu ala ainult füüsiline reaalsus, et me lähme sealt üle siin. Ja ma olen kehtestada suutnud siia, koos teie abiga, meie oleme suutnud kambakesi luua siia mega ägeda turvaruumi. Ja selle võrra on nagu siin tegelikult huvitav, et me saame asjadest päriselt rääkida ja siia tegelikult ei eksi ära inimesed, kes nõmedalt trolliksid ja kommentaariumis segast peksaksid, mis on tavaliselt väljapool väga normaalne viis suhelda. Ja selle võrra nagu, kui Kerliga see ettepanek oli, et tule aita mul teha seda valgustööd ja tule võta mingi koht üle, mida ma ei jaksa praegu ise teha, siis Kerlil oli täpselt see koht, et no ma ei taha ja ma ütlesin, et aga ma kaitsen su ära. Ma luban, et ma kaitsen su ära. Ja selle võrra ma täiega tahaksin siin kallis kaaskuulaja nüüd appi saada. Ma tean, et mega lihtne on vaadata laive vaikides. Mega lihtne on olla lihtsalt selle koha peal, et aga kui sina oled laivis, Marlen, siis minul on täielik õigus siin teisel pool lihtsalt kuulata seda asja. Aga paneme sellele laivile hinna ja see hind on üks süda. Et kui sa tahad seda laivi päriselt nüüd kuulata siit alates edasi, teid on 43 siin, siis pane kommentaariumisse vähemalt üks süda. Ja see on see vahetustehing. Tule näita ennast meile, et sa oled meiega koos siin. Murre läbi oma uskumustest sellest, et ma tahan seda ainult vaikides vaadata. Ma ei taha, et keegi teine teaks, et ma siin olen. Mis siis, kui mu sõbrad näevad, et ma kirjutan selle kommentaari? Kui sina oled siin grupis sees, sa oled siin grupis sees, sa ei saaks muidu turbiini laivi näha. Ja su sõber on grupis sees, siis te mõlemad olete piisavalt kapist välja su huukad. Ja parem on nagu luua see turvaruum siia praegusel hetkel ära, et te näete, et me ei ole üksinda selles asjas. Sest siis me saame alles luua selle energeetilise nagu mulli. Ma ei palu sul praegu, et tule näita oma sisemaailma, räägi mulle kõik oma enda mingisugune teekond ette või oma väljakutse kohad. Aga tule panusta see üks süda ja näita lihtsalt, et see turvaruum on siin päris. Et nagu hoituse märgiks see süda. Just. Ja juba läks käima ja mega tänulik ja tunneta nüüd, mis see praegu teeb, kui sa näed neid südameid siia ekraani peale järjest tulemas. Et te olete kõik väga ägedad. Te olete kõik teekonnal. Te olete kõik nagu oluline osa sellest. Ja ma ei saa teha seda siinpool, mis ma teen. Meie ei saa teha seda, mis me teeme, kui sina ei tule omalt poolt kaasa. Sest sama hästi me võiksime siis veeta aega kahekesi, mida me oleme veetud korduvalt siin, kaasa arvatud oma väikses seltskonnas, oma sõprade keskel, salvestades mitte midagi sellest. Ja Eliis, tšau!
viimane kord istusime, ma ei tea, mis viimane või üleviimane või eelviimane kord istusime siin, nii et Eliisa oli ikka kambas. Ja siis me just rääkisime sellest, et võiks neid laive koos teha. Nii et aitäh ja mitte kunagi ei ole hilja ennast lahti murda sellest vaikuse müürist. Aga võtame ette siis tänase teema enesekindlus. Ja näen, et ruum muutus praegu hüppeliselt. Wow. Ja see annab mulle võimaluse praegu häälestuda sisse kõrgematesse sagedustesse. Ja kujuta ette, et sa istud meiega koos siin praegusel hetkel nii, et me ei ole isegi mitte siin, kus me praegu oleme, vaid me istume aasa peal. Ja me oleme kõik ringis. 51 sealtpoolt siia ja meid 2 juurde, nii et meid on siin kokku 53 praegu. Kujuta ette 53 naist. Ja võimalik, et osad neist ei ole naised, sest osad on võib-olla naiste vahele eksinud mehed, kes on meie ankrud. Aga kujuta ette seda ringi, kus me istume 50-kesi. Ja luba endal sellesse pilti lihtsalt korra kohale tulla, sellesse energeetilisse ruumi, mis me praegusel hetkel endale kingituseks siin saime. Mega võimas. Ja keset seda ringi ilmus lõke. Ja kui ma seda lõket selle esimese hooga nägin, siis ma ei tahtnud teda üldse sinna. Sa tahtsin selle lõkke sealt ära võtta. Siis mul oli, kas saaks midagi muud, palun? Äkki saaks valgusesamba või kristalli või? Aga ei, nad annavad lõkke. Ja esimene asi, mis nad mulle näitavad, on see, et kas tõesti täna tuleb selline live, et me hüppame nagu kohe nagu teemasse nagu nii sügavale sisse ära või? Kõik muud pinnapealsed asjad jäävad ära või? Vau. Me hüppame siis. Valmis on? Ja. Kõik meie, kõik teie, igaüks sina, igaüks mina, kes meid on kunagi hävitatud, kustutatud, olemaks tehtud, olematuks tehtud, põletatud, lõkkesse visatud. Selle eest, kui me oleme silma paistnud. Kõik meie, kes me oleme nõidade põletamisest osa saanud. Kõik meie, kes meid on risti löödud. Kõik meie, keda meid on sõnatus mõttes olematuks tehtud. Jällegi tuleb sõna, hävitatud. Kõik meie, keda meid on hävitatud. Ajast aega ikka ja jälle. Selle eest, kui me oleme olnud see kõrgem teadvuse tasand. Kui me oleme valguse ja allikas kehastus olnud planeedil Maa, inimolemuses, erinevates kehastustes, ikka ja jälle. Kui me oleme julgenud elada oma tõde, kui me oleme julgenud näidata, kes me päriselt oleme, kui me oleme julgenud jagada seda, millesse me päriselt usume. Kui me oleme julgenud olla selgelt nägijad, kui me oleme julgenud olla selgelt tajujad, kui me oleme julgenud olla tervendajad, kui me oleme julgenud olla ravitsejad, kätega ravitsejad. Ja kas või kui tuua see sellesse siia ja praegu sellesse elukehastusse, et kui me oleme julgenud valida enda eest seista või kui me oleme julgenud valida, öelda, et miski ei sobi või kui me oleme julgenud valida mingi teistsuguse tee või kui me oleme öelnud, et need kastid ja raamid ei sobi meile või see toit ei maitse meile, mis on kas või lapsepõlves nii tihti teema, et ei sööd ära, vaata, ei vingu. Et ka siin elus ju on nii palju neid mahategemise olukordi inimestel, nagu kõik need korrad,
kus sind on maha tehtud, ükskõik kas siin elus, eelmises, ükskõik kas sa usud neisse või mitte, aga see elu sul on. Kõik need korrad, kui sind on selles elus maha tehtud. kõik see jura sinna lõkkesse. heli kõigub. Ma panen tähele, et Facebook on viimasel ajal laivide tegemise teinud veel keerulisemaks kui varem, mille võrra andesta see tehniline viperus. Võib-olla järgmisel hetkel me hakkame tegema neid kokkusaamiseid mingites teistes paremates tehnilistes lahendustes, kolimegi Zoomi kõnedesse või kuhugil üle. Aga hetkel me oleme siin. Meie poolt kaamera on ühe ja sama koha peal ja me ise ei puutu tehnikat praegusel hetkel. Seega las ta siis kõigub ja usalda seda, et energeetiliselt tuleb praegu ruumi täpselt see sõnum, mis tulema peab. Eile õhtul oli ka Marlenil live, ma vaatasin seda ja seal ka heli kõikus. Aga ma märkasin sellist nagu mustrit, et enamus ajast oli vaiksem ja korraks viskas valjuks. Ehk siis ma panin telefoni heli maksimumi peale ja kui ta viskas nagu väga valjuks, siis see läks peatselt tagasi vaikseks, et see ei olnud nagu mingi kannatamine nii-öelda, et ma soovitan, kui on samasugune case, et pigem on vaikne, vahepeal viskab valjuks, siis pane lihtsalt maksimum heli peale. Et seda, et ta valjuks viskab, peaks olema väga vähesed hetked. Ja alati saab teha sel hetkel niimoodi. Ja ma hoidsin endal telefoni, ma niimoodi lõsutasin siin tiimis ja siis panin telefoni nagu siia kõrva juurde, et ma kuuleksin siis enne kõike, eks ju. Ja tegin enda päriselt. Minul ei lasta praegu rääkida. Et mina võtan korra vaikuse, ütlen ette, et võtan, aga lähen sinna korraks, sest et see on see, mis kutsub. Ja samas, Kerli, sul on täis eeter. Kui sul tahab midagi öeldud saada, siis lihtsalt ütle. Ja kui ma tunnen, ma saan jälle rääkida, siis ma räägin. Aga mind täiega tõmbab praegu endasse. Ja ei pea rääkima. Me võime järgmise 10 mintsi vaikuses istuda, et kanal juhatab praegu väga hästi. No mul tuli, nii kui me selle otsuse tegime, et sorry rahvas, ma mingi sügan siin koera selja taga samal ajal, et siis ma nagu kuidagi pöördun sinna, mine Freddy ja ole seal. Nii, olen teiega tagasi. et kui me seda laivi otsustasime tegema hakata, siis mul mõne hetke pärast viskas nagu oma minevikku üles, et nii lihtne on ju tegelikult unustada ja lahti lasta see, mis on toimunud 20 aastat tagasi või 15 aastat tagasi. Et see ei ole ju see koht, kus ma täna enam elan, aga mulle tuli meelde ja kui me räägime enesekindlusest siin selles laivis, siis ma ei teagi, kas Fredi on nüüd ebakindel või oli see enesekindluse märk, aga ei, ta on päris enesekindel, ta on niimoodi lamab selle, siis niimoodi vaatab mul otsa, siis vaatab oma mänguasju, vaatab mul otsa ja vaatab oma mänguasju. Et see on siuke enesekindel nõudmine. Ja vot sellist asja ma ei osanud teha noorena, et ma olin väga ebakindel. Ja see mingi periood oli siis siuke, et ma reaalselt ei julgenud kodu uksest välja minna. Kerli, sa saad nüüd harjutada täiega seda, et sa lihtsalt ignoreerid Fredit. Lihtsalt ignoreerid Fredit. Ei vaata. Praegu ma olen siin. Tule kohale. Selja peal mingi mähu. Okei. Et ma olin nii ebakindel, et ma ei julgenud toa uksest välja minna, sest et ma arvasin, et ma olen nii kole, et inimesed reaalselt kukuvad nagu potsti tänava peal pikali maha ja surnuks sellest, et ma olen nii kole. Ja tihtipeale ma ei saanudki kodust välja mindud. Ja tegelikult minu see ebakindluse story sai tugeva pöörde sisse siis, kui mul toimus üks väga rõve meesterahva poolne ahistamise olukord. Ja pärast seda ma sain aru, et oh my god, et kui ma nagu enese väärikust, enese hinnangut, enese kehtestamist nagu
pilti enesest ei muuda, siis see lõpeb sellega, et mind kasutataksegi nagu veel julmemalt ära. Tead, mis teeme? Võta oma telefoni, pane helisalvestus. Lihtsalt suvaline helisalvestus. On sul mingi äpp? Jah? Pane see lihtsalt jooksma samal ajal. Me teeme sellise liigutuse, et siit hetkest alates, mitu minutit me iganes siin laivis oleme olnud praegu, 24, et me paneme praegusel hetkel siit taustana jooksma ka helisalvestuse selleks, et oleks olemas fail, kus see heli on tugevamalt sees. Ja võimalik, et kui siia tuleb sisu, mida võiks järelkuulata, siis ma postitan selle pärast eraldi, kust selle leiab. Aga mõistan ja kuulen seda, kui ütlete, et heli on väga kehva, ma lihtsalt ei saa praegu mitte midagi sellega teha, et ta paremaks läheks, sest ma ei oska öelda, miks Facebook sellega meile praegu niimoodi sellised tingimused meile loob. No pole hullu. Et jah, et ühesõnaga ma sain aru, et kui ma enda enesekindlusega midagi ette ei võta, siis ma annan sellega justkui loa universumile või maailmale või elule näidata mulle, kui halvaks saavad asjad minna, kui ma olen ebakindel. Ja sel hetkel ma võtsin nagu, või ütleme siis, et mul tuli enesekindlus, aga see tuli sellisel egoistlikul ja kaitsval viisil, et ma tõusin ära, sest ma olin kaitsjate taga, et see ei ole kindlasti see tervislik enesekindlus, aga sealt vähemalt tuli mingi enesekindlus. Siin on nüüd jälle küsimus, eks ju, et kui jubedad asjad teiega peavad elus juhtuma, et te peaksite enesekindluse leidma. Ehk siis enda eest seismise koha pealt oli see stardipunkt, on ju. Mul on seda enesekindlust vaja, sest mul on vaja enda eest seisma hakata. Sest kui ma enda eest seisma ei hakka, siis ma satun mitte lihtsalt ebameeldivatesse olukordadesse, aga ka nagu ekstreemselt nagu vägivaldsetesse või nagu lihtsalt nagu ohtlikesse olukordadesse, et mul on vaja seda enesekindlust. Ja ma arvan, et seal tegelikult sel hetkel lõppes mu elus ära selline asi nagu vägivaldsed suhted, et enne oli nagu neid, et ikka oli füüsilist vägivalda suhetes ja sealt siis nagu edasi tuli järgmine suhe, mis oli siis psühholoogiliselt vägivaldne. Et aga see oli ikkagi minu jaoks nagu samm edasi ja ma lubasin sellel suhtel ennast hävitada täielikult, siis jõudsingi sinna kohta, kus ma ei julgenud enam kodust välja minna, sest ma olin enda arust nii kole. Ja siis ma lõpuks sain sellest suhtest vabaks tänu siis sellele ego enesekindlusele, mis oli tegelikult nagu juba mu sees ärganud, kus ma lihtsalt trampisin jalgadega vastu maad ja ma reaalselt tegelikult võitlesin sellest suhtest paar aastat ennast välja põgenedes, ma ei tea, Austraaliasse toodi tagasi, mis iganes, kõik möll käis. Aga lõpuks, kui see suhe nagu jäi selja taha, siis tuli üks uus imeline mees, kes hakkas mulle iga päev komplimente tegema. Ja see mees on ka tänaseks minevikus. Ja kui me temaga lahku läksime, siis ma mõtlesin, et appi, aga kes mulle nüüd iga päev neid komplimente teeb, et ta ju nagu tervendas mu selle koha nii ära, et ma nüüd tean, et ma olen ilus ja tore ja nagu kõik see hea, nagu et ta nii ju tervendas, et appi, et mis nüüd saab. Ja siis nagu tuli see taipamine, et nüüd sa, Kerli, teed ise endale iga päev komplimente. Ja see on nagu nii lahe, et minul tuli see väljast poolt see, et keegi teine tegi neid, eks ju, ja läbi selle ma õppisin endale nagu komplimente tegema. Aga tegelikult saab igaüks kohe praegu ja täna alustada sellega, et sa ütled ise endale neid komplimente. Ja mulle nii meeldib Kerli puhul selline asi, et mis mulle sinu puhul meeldib, on see, et Kerlil on nii sisse juurdunud viis endast rääkida kolmandas isikus. Ja see tuleb tal nii loomulikult, kui te nagu praegu kuulasite ka, kuidas ta neid lauseid sättis, et aga nüüd sa, Kerli, ütled ise endale neid komplimente. Ehk siis ta muutub ise selleks kõrvaltvaatlevaks nagu teadvuseks, kes annab autoriteedina ülesande oma inimolemusele teatud viisil nagu ennast juhtida. Ja see on lihtsalt minu meelest nii fenomenaalselt nagu sügava koha pealt nagu praktikaliselt nagu Kerlis sees, et kui ma sind jälgin, siis seda lauset sinust voolab läbi pea iga tund. Et sul on see, mida väga paljud teised absoluutselt üldse mitte see koht, vaid nagu absoluutselt mitte, vaid see on see koht, mida enamik ei oska kasutada. See on minu jaoks uskumatu. Enamik ütlevad, et
miks sa ei saa, miks ma ei suuda või mis mul viga on või nagu ma peaks või ma võiks või, aga sa võtad selle kõrvaltvaataja pilgu, et räägi korra sellest ka, et kuidas, kes see on, kes sinuga nii suhestub, kui sa ütled, nüüd Kerli on nii. See on nagu huvitav, et kuidas ma sellest siis räägin, sest see on minu jaoks nii loomulik, et ma kogu aeg olen nagu pigem kõrvaltvaatajas, et kes on kõrvaltvaataja? noh, kui ma kõrvalt ennast vaatan, siis ma näen, et Kerli istub siin, tal on see pats, tal on see kleit, Marlen on ta kõrval, nagu näen ennast kuskilt sealt või kust iganes ma nagu vaatan, tavaliselt külje pealt või niimoodi, et ma nagu näen, kus mina olen, ükskõik, et ma ei tea, näiteks lõsutan siin diivanis, siis olen mingi, et mis nüüd teha tahaks või nagu, mis praegu toimub, siis ma näen nagu, kuidas ma siin olen diivanis pikali või nagu lihtsalt vaatan ennast kõrvalt nagu. Ja mis on selle vahe sellega võrreldes, kui sa ei vaataks ennast kõrvalt? Kus sa siis asuksid? Siin on sees või? Silmade taga või? Jah, umbes nii. Et mis on vahe selles, et kui ma ei vaataks ennast kõrvalt, vaid ma oleksin nagu see Kerli, siis ma ju võtaksin kõike seda, mis toimub jõle tõsiselt. Samastuksid sellega? Jah, ma samastuksin sellega, siis nagu ütleme, et Kerli nutab, tal on hästi valus, siis nagu siis oleks mina nutan. Siis mina nutan ja minul on hästi valus ja ma ei näe siit väljapääsu. Tõesti hulluks võib minna. Aga kui ja siis see mina kogeks kõik hästi intensiivselt. Hästi, jah. Sest oma tunded oleksid ju tema tunded. Sa ei saa ju neid ära anda, sellepärast et see on ju mina. Ja siis sinu mõtted, minu mõtted ja ma ei saa neid ära anda, sest need on minu omad. Fredi. Tase. Ehk siis nagu, kui ma ei vaata ennast kõrvalt, kui me ei vaata ennast kõrvalt, siis sa samastud, siis tekib see koht, et ma olen minu mõtted ja ma olen minu tunded ja ma olen see, mis minuga elus juhtub. Ja asjad lihtsalt on nii, sest et mul on raske midagi ümber teha, sest et kõik on ju minu osa. Ja selleks, et midagi ümber teha, ma peaksin suutma midagi ära anda ja selle koha peale tekitada tühja ruumi ja siis sinna midagi uut sisse panna. Aga kuidas ma annan midagi ära, isegi kui see on negatiivne? Kui see on osa minust, ma ju tunnen nii. Ja see on nii päris. Ja see ongi nii päris nagu selles hetkes, kui me seda tunneme, see ongi see valu ja kurbus või ängistamine, see ongi nii päris ja see ongi päriselt valus, I get it. Aga meil on ju täiega võimalus vaadata kõrvalt, et ohoo, vaata mida Kerli kogeb praegu. Niimoodi nutab seal. No pole hullu, las ta nutab, varsti saab otsa. Ja las ta nutab, tegelikult siin on ju päris hea. Kõrvalt vaadates päris hea. Küll kõik hästi. Et nagu miks ma peaksin tahtma, vabandust väljenduse eest, aga istuda pasapanges, kui mul on võimalik siit välja ronida ja vaadata kõrvalt? Miks inimesed tahavad istuda pasapangas? Sest see on nii ehe. Sest see on nii päris. Sest siis ma tunnen midagi. Et ja ma mõistan. Siis mul on midagi teha. Siis mul on midagi teha. Ja ma olen harjunud väljakutseid läbima. Ja ma tunnen elu läbi selle, et kui ma panen ennast piirangutesse, kui mul on asju puudu, kui mul on armastust puudu, kui mul on raha puudu, kui mul on aega puudu, kui mul on probleemide hunnikud, siis ma saan ennast kogeda. Mis on see drama-driven people või? Ei tea, kuidas eesti keeles seda öelda. No proovi. Driven. Drama-driven. Draamat igatsed, ahah. Draama poolt juhitud inimteadvused, inimolemused ja ma ütleks selle peale pinderit anda, et oi. Marlen, mis juhtus viimane 2 aastat? Mis me sellest ikka siin nii väga räägime, et no mis ta ikka nii väga juhtus, ega midagi väga juhtunudki nagu, kas läks enne liiga hästi või? No jah, läks nagu võib-olla jah, oli hea elu ja oli jah, olid täitsa finantsiliselt vaba ja asukoha vaba ja elasid kus tahtsid ja lennutasid lapsed teisele poole maakera endaga koos elama, kui tahtsid ja siis nagu tööd ei pidanud tegema ja kõik armastasid sind ja meestega oli ka hästi, armastust oli palju ja oi. No tõesti, Maatriksis on niimoodi päris keeruline olla. Ei lähe sinna praegu? Kas ta sööb mu pluusi lihtsalt? Või sinu oma?
ma kahtlustan, et siiski sinu oma. Nüüd sa läksid mu õigel ajal, aga ei tea, kas no sellest vaadake, pluus on lihtsalt puruks neritud. No võta siis söös segase. ma ütlen ära mine sinna, aga okei, fine. Damage is already done. Ehk tegelikult on hästi keeruline endale seda üles tunnistada. Ja teatud teaduse seisundist alates me saame seda endale üles tunnistada. Et aga teatud teaduse seisundis me ei saa. Teatud teaduse seisundites me oleme nendes asjades nii sees, et me ei saa endale öelda, et me ise loome seda. Sest et see kogemus muutub nii päris kogemuseks. It feels so real. Ja tihtipeale on see, et inimesed ei luba endal sinna kõrvalt vaatajasse minna, sellepärast nad ütlevad, et aga mul on ju see probleem. Mis mõttes ma lähen sellest probleemist välja? Mul on vaja see ju lahendada. Et on siuke tunne neil nagu, et nad peavad olema selle probleemi sees, et seda tõsiselt võtta. Ja täna ma joonistasin just alles hiljuti kohvikus olles siin 2 tundi tagasi ühe siukse redeli, kus ma lihtsalt ütlesin oma kaaslasele kohvikus, et ole nüüd ettevaatuses, et nagu sulle ei meeldi see, mis ma joonistan, aga näed, siin on redel ja siis probleem on siin ja siis lahendus on siin. Ehk siis teadvuse tasandi mõttes see koht, kus sa probleemi loonud endale oled, ei ole sama sagedus, kus on lahendused. Lahendused on kõrgemas sageduses. Aga selleks sa pead oma perspektiivi muutma, sa pead sageduslikult tõusma. Aga sa ju ei taha endale üles tunnistada. Ja selleks, et hakka sageduslikult tõusma, sa pead esiteks nina probleemi seest välja tõstma. Siis sa pead hakkama vaatama, mis aitab su sagedust muuta. Aga me ei ole valmis probleemist lahkuma. Kui me oleme probleemi sõltuvuses, siis probleemil on teatud sageduslik energeetika, millest me sattume amps nagu sõltuvusse, me ei taha sest loobuda. Ja negatiivsed emotsioonid, mis käivad probleemse õluga kaasas, on sama sõltuvus tekitavad näiteks nagu narkootikumid. Et nagu reaalselt iga emotsioon on keemiline komponent sinu kehas, mille võrra, kui sa oled parasjagu mingisuguses sageduses, sa oled harjunud niimoodi olema, siis sa ei taha tegelikult sellest loobuda. Kui sa oled harjunud olema rahaprobleemides, kui sa oled harjunud olema draamas, kui sa oled harjunud olema puudusteadvuses, kui sa oled harjunud olema valus, kui sa oled harjunud olema hüljatuses, kui sa oled harjunud olema mittekuuluvustundes, kui sa oled harjunud olema ebakindel, ennast mittearmastav, ennast mitteväärtustav, siis sa tegelikult ei ole avatud ja valmis, et näha neid lahendusi, sest nad võnguvad teises sageduses. Ja enne, kui sa saad neid nägema hakata, neid lahendusi nägema hakata, sa pead vahetama sagedust. Aga enamik inimesi arvab, et asi käib teistpidi. Ma ei saa loobuda oma pasast, oma shitast, sest et siis see läheb ju kaduma. Ma unustan ju ära, mis mu probleem siis on, siis ma ei saa seda lahendada. That's the point. Või et siis see ongi point ju. Võetav, eks ju, et ma ei saa ju sellesse olulisse asja nagu pinnapealselt suhtuda või see no ei, tegelikult see ongi, et nagu kui sa oled siin madalas sageduses, eks ju, siis inimkeeli öeldes ongi siin need halvad tunded, see probleem, vaata, et ja kui lahendus on siin kõrgel sageduses, siis see ongi, et sa peadki korraks nagu välja hüppama sellest nagu pasa ämbrist, et sest et kui me oleme ju neutraalsed, meil on tavaline argipäev, siis me ju ei ole seal all kurbustundes või niimoodi nagu, et kui meil on tavaline, tore, hea päev, siis me olemegi siin kõrgemal, kus me näeme nipsust lahendusi. Ehk siis meil ongi vaja korraks sellest jamast ämbrist välja astuda, kõrvalt ennast vaadata, et neutraliseerida ära oma tunded, et meie ajukeemia juba saaks rahuneda, see on ka väga oluline osa. Et ajukeemia saaks jälle rahuneda, rahulikuks tõmmata, et me oleks nagu, tegelikult on päris chill praegu, okei. Vaatame, mis ma enda heaks saan teha, võib-olla tahaks juua, et kõht on ka tühjaks, natuke teed mingid oma asju. Ja siis nagu, kui sa tunned, et on juba nagu päris chill, siis sa võid uuesti vaadata otsa sellele, mis siin all oli. Ja sul on palju selgem. Et sellises nagu draama kohas mingeid lahendusi otsida, nagu mina olen manifestor ja Human design süsteemi järgi. Ja ma olen see, kes ei tohi nagu emotsiooni ajendil otsuseid vastu võtta. Ja see on nagu täpselt see, et inimesed tahavad selle emotsiooni ja ajendil lahendust leida. Ja oi, kus ma olen saanud vitsa elult selle poolt, et Kerli on jälle emotsiooniga midagi halvasti öelnud, küll ma olen töölistest niimoodi kunagi ilma jäänud, küll ma olen klientidest niimoodi ilma jäänud. Nagu elu on lihtsalt nii ära õpetanud, et Kerli, mine taha tuppa rahune maha.
vaata siis uuesti otsa. Muidu toimub nagu veel, see pang laieneb muidu. Sellest saab lihtsalt nagu suur vann lõpuks, kui ma niimoodi. Ja siis tuleb juba sitalaviin ja siis tuleb juba jõgi ja siis on juba lõpuks on kõrg suust väljas, nüüd hingad seal pasa all. ja enam ju, no täpselt. Ja siis, kui nüüd seda laivi praegu siin vaadata, siis ma tahaksin kutsuda sind tähelepanu ühte asja. Me panime selle laivile teatud pealkirja. Me panime siia teemaks enesekindlus ja kuidas seda kasvatada. Aga tõde on see, et me lihtsalt tahtsime laivi tulla. Ja siis me mõtlesime, et vaata lihtsalt niisama laivi tulla tundub nagu näiteks tobe. Me peaksime nagu mingisuguse teema panema sellele. Ja siis meil tuli teemaks enesekindlus. Seega me hakkasime sealt minema. Aga nüüd vaata oma meelt ja jälgi. Kui palju sa praegusel hetkel suudab meid kuulata puhtalt olles kohal sellega, mis me räägime, versus kui palju su meel rändab ajast ette ja otsib kogu aeg seda ingliskeelne sõna reference point. Otsib seda viidet kogu aeg sellele. Oota, aga kuidas see kõik enesekindlusega seotud on? Oota, kuidas see kõik enesekindlusega seotud? Oota, kuidas see kõik enesekindlusega seotud on? Ja see tegelikult on kõik enesekindlusega seotud. Aga ma tahaksin kutsuda sind siia kohale ja anda meile vabaduse, et võimalik, et me jõuame selle laiviga lõpuks enesekindluse teemadele, aga võib-olla me ei jõua. Ja miks ma tahaksin seda vabadust küsida on sellepärast, et mida ma näinud olen, on see, et läbi aegade, läbi aastate, kuidas mul oli vanasti, nii tore siuke reference point, et ma olen nagu nii vana, et ma saan öelda vanasti. Vanasti mulle meeldis kõige rohkem laivida niimoodi, et ma tegelikult ei teadnud, mis laivis juhtuma hakkab. Mulle meeldis olla lihtsalt hetkes kohal ja vaadata, kuhu jutt läheb. Ja siis tekib ping-pong sinu-minu vahel. Seltskond teisel pool kuulab, peegeldab midagi tagasi ja see hakkab kuskile suunama ja siis võib juhtuda, et me hakkame rääkima hoopis millestki muust, kui see, millest me arvasime, et me peame rääkima. Seega võimalik, et ma vahetan pärast selle laivi pealkirja ära. Ei, minu meelest see tegelikult kõik, see on nagu lihtsalt väga enesekindluse baas. See on nagu see, kes oskab sellest välja lugeda, saab väga hästi aru, et see on enesekindlusega seotud. Ja me läheme hetke pärast sinna, et me hakkame neid seoseid tagasi kahitama. See ei ole see, et ma ei prooviks. Aga ma lihtsalt tahan, et sa märkaksid seda kohta. Ja teine asi siin juures on see, et ma tahaks käivitada koosõppimise programmid turbiinis taaskord. Ma tean, et selleks, et neid asju käivitada, on iga kord vaja sinna taha panna jõudu ja mul ei ole praegu liiga palju seda jõudu. Seega, las ma võtan korra ennast kokku. Okay. Iga lause, mida meie ütleme, selleks, et see sinusse kohale jõuaks, kui sa võtad selle hetke ja sa trükid selle siia alla välja kommentaariumisse, siis see jääb sinusse rohkem sisse. Ma saan aru, kui sa ütleb mulle, Marle, ma ei saa praegu trükkida, sest et ma olen autoroolis. Marle, ma ei saa praegu trükkida, sest et ma pesen praegu köögis nõusid. Aga kirjuta mulle kõigepealt välja, kus sa oled ja mis sa praegu teed. 61 tükki on teid. Kus sa praegu oled ja mis sa praegu teed. Ja siis võimalik, et sa ütleb mulle, et ma olen praegu tööl ja sa oled mul kõrvaklappides ja ma tegelikult välja poolt ei tohi paista, et ma üldse seda laivi vaatan ja siis ma ei saagi praegu kommentaariumisse tulla. Või et see on lihtsalt võimatuse pärast, et ma olen autoroolis, ma ei saa trükkida. Ja see on okei. Aga pane tähele, vähemalt pooltel teist on praegu ligipääs tegelikult klaviatuurile, nii telefonis kui arvutis. Ja kui me saaksime nüüd käima selle, et iga oluline lause, mida meie siin ütleme, saaks trükitud, siis meil tekib ühisõppimise väli ja me hakkame ühiselt ümber programmeerima alateadvuseid. Seega, kui sa oled kodus voodis, kui sa istud diivanil ja kuulab meid, siis hakka tagasi peegeldama kõiki neid lauseid, mis siit vähegi pointi nagu omavad. Ja sa ei pea kirjutama neid sama põhjalikult ja pikalt, nagu meie kirjutame, nagu meie ütleme, siis mul on praegu nii raske seda kohta teha, sest ma pole nii ammu teinud neid kohti. Aga see on see koht, et nagu sa kuuled näiteks, et ma ei tea, siin on mingi lause, mis siin kõnetas. Mis lauseid me oleme öelnud, mis kõnetas, mille võiks välja kirjutada? Üks lause. Et sa ei saa lahendada probleeme seal sita ämbris. Sa ei saa lahendada probleeme sama teadvuse tasandi pealt, kus nad on tekkinud, sa pead tõusma kõrgemale. Ja nüüd ära oota, et keegi teine kirjutaks selle lause sinu asemel. See ei muuda sinu alateadvust, kui sa lased kellelgi teisel selle siia eetrisse trükkida. Seega palun, siin ei ole sellist reeglit, et igaüks peab kirjutama originaalse kommentaari, vaid siin on koos õppimise keskkonna mõttes selline kultuuriruum, mille me taas kehtestame, et kui sa kuuled lauset, mis sind kõnetab, siis iseenda jaoks, iseenda pärast, palun tule kirjuta see siia välja ja kui tuleb ühte sama lauset 20 korda,
sest kõik kuulsid sama lauset, siis tuleb 20 korda. Ja see tähendab seda, et see läks eriti hästi 10-sse. Kaasa arvatud kõik see jutt, mis ma praegu rääkisin selle kohta, Marlen kutsub üles kommenteerima, kirjutades välja lauseid, mis sulle pihta läheb. Ära oota, et keegi teine kirjutaks, ei muuda sinu alateadvust. Kirjuta ise ja ära muretse, kas keegi teine kirjutab sama asja. Ja isegi, see peaks ka jõudma praegu kommentaariumisse. Ja isegi kui, või noh, minu meelest see on üldse pluss, kui kirjutatakse sama asja välja, sest et mis tunne minul alati tekib sel hetkel, olles ise seal kommentaariumis kirjutaja, on see, et vau, ma ei ole üksi, ma olen teistega koos, vau, nad taipavad ka sama asja, nagu, et see tekitab hästi sellist koos olemise tunnet nagu. Ja tekitab ühise energeetilise välja, kus hakkavad alateadvused ümber programmeeruma. Kui sa ainult kuulad ja vaatad, siis sa reaalselt lased mingi 95% sellest materjalist mööda. See on lihtsalt hetkeline meelelahutus. Aga kui sa kuulad ja trükid välja, siis see tõstab nagu 50% peale selle nagu materjali omandamise võimalikkuse. See on põhimõtteliselt see kordamine on tarkuse ema, eks ju, et sa võtad selle hetke, et seda korrata, mida sa kuulsid. Ja miks ta on? Tead sa? Alateadvuse programmeerimine käib kuidas? Korrates. Ja, 2 asja, kordus ja emotsioon. Alateadvust programmeeritakse ümber läbi 2 asja, läbi korduse ja emotsiooni. Alateadvust programmeerib üldse 2 asja, kordus ja emotsioon. Ehk siis kogu sinu alateadvus koosneb sellest, mida sinu elus on kõige rohkem korratud, pluss mis on olnud kõige suurema emotsionaalse laenguga sündmused sinu elus. Need on olnud elu muutvad. Miks kordamine on tarkuse ema? On see, et kui sa kordad, siis läbi korduse sellest tekib muster. Nii, mis oli 90-ndatel populaarne pesupulber, mida reklaamiti kogu aeg telekanalites? Persil. Ja Ariel. Mr. Proper puhastab. See oli ka kui pesupulber. Just, miks Mr. Proper puhastas? Sest see oli nii jabur laul. Ja kuidas sa tead seda aastal 2024, sest et see lauldi sulle emotsiooniga nõmedalt lihtsalt sinna pähe. Ja kui nagu maailm kogu aeg programmeerib sind, siis millise kingituse saad sa teha, võttes nagu selle hetke siin meiega koos ja programmeeri endale kas või mõni hea väike killukene teises suunas vastu, ise teadvusega valides, teadlikult valides, et mida ma tahan, et mis minu peas toimuks. Ja kõik, mis me räägime, ei ole puhas kuldega tõsi, aga me jagame suga neid asju, mida me päriselt ise elame ja praktiseerime. Ja tänaseks päevaks ma juba julgen sulle öelda, et sa võid usaldada seda staffi, mis siit tuleb, sest tuleb reaalselt nagu siire ja puhta koha pealt. Nii et aitäh sulle. Vaata, kui mõnusaks läks meie kommentaarium. Ma lihtsalt ei suuda, ma naudin praegu, kui palju parem mul siin olla on. Kui palju parem teil seal ise pool olla on. Aitäh, kallis. Seega lähme nüüd tagasi sellesse kohta. Kuidas sa ennast praegu tunned? Minule tuli hoopis pähe see, et sellepärast on ka see kõrvalt vaatajana olemine oluline, et siis me saame vaadata, mis mõtted meie peas on, ilma et me sellele nagu väljud. Liiga palju tähtsust annaks. Liiga palju tähtsust annaks ja et me seda isiklikult võtaks, et me vaatame ennast nagu see keegi teine seal kuskil, et issand, ta mõtleb siukseid mõtteid, vaata, okei, päris huvitav. Aga kuna see keegi teine olen ju tegelikult mina, vaata, mina olen enda kontrolli all, siis ma saangi nagu märgata, et ma ei tea, vau, päris halvad mõtted on sul täna peas, Kerli, et äkki tahaks need ära muuta ja täiega äge lause jälle. Mina olen iseenda kontrolli all. Vau! Saad aru, kui lihtsalt siuke asi sinu elus nagu juhtuks, et sa võtad iseenda kontrolli alla, mida see teeks sinu elu kvaliteediga? Kui palju me oleme olukorras, kus me anname jõu ära millelegi väljapoolt. Ma ei saa, sest et ma lihtsalt lasen ennast üle. Ma ei saa, sest et ma lihtsalt passin voodis ja ma ei tule välja, ma ei tee seda, mida ma pean tegema. Ma lihtsalt ei vali nagu paremaid valikuid teha. Ma nagu tahan küll trenni teha, aga ma lihtsalt ei tee trenni või ma peaks küll olema vastutustundlik, aga ma ei ole
ja ma tean, et ma tegelikult ei peaks oma laste peale karjuma, aga ma ikka karjun, olen kuulnud, et seda juhtub, ka minuga on elus juhtunud umbes nagu mõned korrad, aga nagu see ei ole üldse praktika, mis minul oleks nagu asi, mida ma peaks ületama. Nagu, aga ma olen näinud seda kõrvalt juhtumas. Või nagu inimesed, kes lihtsalt nagu elavad nagu olukorras, kus nagu nende elu ei ole see, mida nad tahavad. Ja siis nad lihtsalt ütlevad, et aga ma ei saa seda muuta. Ma tunnen ennast nii jõuetuna. Seega nagu alustame sellest, et nagu sul on vaja võtta ise ennast oma kontrolli alla. Ja sealt hakkab pihta ka see enesekindluse teekond. Kui ma mõtlen selle peale, et mis meil praegu räägitud on saanud, siis täiega tahaks küsida korra, et teeme väikse kokkuvõtte. Mis need asjad on, mis siis tänasest laivist läbi on juba voolanud ja siis vaatame, mis siia otsa veel tuleb. Sina ei ole sinu mõtted ja tunded. Sul on võimalik valida, mida sa mõtled ja tunned. Ja läbi selle sa muudad oma reaalsust. Ja sa saad vaadata ennast kõrvalt. Ja see on superpower, mitte põgenemine. See on täiega superpower, see on sinu nipp jõud tuua oma vägi ise enda kätte. Muutu ise oma elu autoriteediks. Muutudes ise oma elu autoriteediks. Sina ise saad anda endale käskluseid. Sina ise saad muuta seda, kuidas sa ennast hetkes koged, millistel mõtetel ja tunnetel sa lased ennast juhtida. Tuli pähe praegu see vastus. Aga ma ei oska ju. Et noh, sina saad, on nagu dialoog, eks, et sina saad võtta kõik selle, mis sa just rääkisid ja siis nagu keegi, ma ei tea, võib-olla keegi laivist mõtleski praegu seda, et aga ma ju ei oska või aga kuidas või aga nagu siuke takerdumine. Ja siis nagu ongi see, et kui ma ennast kõrvalt vaatan, kuidas ma luban endale ise endale öelda, et ma ei tea või ma ei oska või et ma olen ju ebakindel või minul ei ole seda võimu, siis see on kohe see koht, et stopp. Kui sa ütled endale, et ma olen ebakindel, siis nüüd on kohe stopp ja ütled, ma olen enesekindel. Ja ütle seda, ma ei tea, järgmised 3 päeva endale nagu iga päev, iga hetk, kui sul tuleb meelde, ütle nagu, ma olen enesekindel, ma olen täiega teel enesekindlusse, ma olen enesekindel. Lihtsalt nagu korda, nagu katki läinud makk, korda neid, mis iganes häid asju sa tahad, et su pea sisaldaks. Jälle see kordamine on tarkuse ema, eks ju. Mäletan mingi... Ja see koht, kus ma võin lisada, see on edasi jõudnud tase. Usu või ära usu, Kerli. Algajad ei saa seda valida. Neil hakkab paha. Esiteks nad ei Oota korra. Ma teen neile lihtsamad levelid vahele. See on edasi jõudnud tase. Lihtsam lahendus, või mitte lihtsam, aga asi, mida sa pead teadvustama, on see, et see lihtsalt kordamine tundub algul nagu tehnikana lihtsalt nii rõve ja nii vastik ja nii paha. Ja jabur. Aga eelkõige ka vastik ja paha ja jabur. Lihtsalt sellepärast, et nagu iga kord, kui sa ütled, ma olen enesekindel ja sa tegelikult tunned, et sa ei ole, siis sa programmeerid iseendasse tegelikult sisse seda tunnet, et aga ma ei ole ju enesekindel. Ma olen enesekindel. Ma ju ei ole. Ma olen enesekindel. Ma ju ei ole. Ma olen enesekindel. Oled sa jee? Ma olen enesekindel. Lõpeta ära, palun, see on nii nõme. Ma olen enesekindel. Kuule, kas me saaksime nagu mingi normaalsemat asjadega tegeleda? Tähendab ikka täiesti peast segi või? Ehk siis nagu esimene asi, mis juhtub, on see, et kui sa hakkad ütlema seda uut uskumust endale, mida sa tahad endasse sisestada, seda uut maailmapilti sisestad, siis hakkab juhtuma paar asja. Esiteks, jah, see ongi ebamugav. Vanad programmid hakkavad karjuma kohe, mis asi see on? See läheb vastuollu kõikide sinu alateadvuse uskumustega, mis ei saa aktsepteerida seda uut reaalsust. Vanad programmid hakkavad karjuma ja küsivad, mis see on. Nüüd omakorda, mis edasi juhtub, on see, et sa hakkad kuulma, mis pask su peas tegelikult elab. Ja sul on seda vaja teada. Sul on seda vaja teada, mis pask su peas päriselt elab. Sest kui sa ei tea, mis pask su peas elab, kuidas sa seda siis ümber teed? Halloo? Siis ei teagi. Me ei saa muuta seda, mida me ei näe. Seega, kui ma näen oma paska, siis ainus viis, kuidas oma paska suhtuda on, jee. Vau, jess. Lõpuks ometi. Ma näen, mis mu sees toimub. Ja nüüd, kui ma seda paska lasen endale nagu välja tulla, ja ma järjekindlalt pööran seda laeva ümber, siis seal hakkavad tekkima need hetked, kui ma saan kätte
kogemata vahepeal selle tunde. Oota, ma ütlesin selle lause, see tundub päris. Oh my god. Ma ütlesin praegu, et ma olen enesekindel ja ma tunnen seda. Ja issand jumal, oh my god, see päriselt vaibib minu sees. Ma tunnen seda igas oma keharakus. Mul on nii hea olla. Ja saad aru, see on see koht, kus hakkab see programmeerimine tööle. See on minu jaoks umbes nagu niimoodi, kui numbritega rääkida, et oletame, et keegi või elu jooksul on näiteks sind pandud tundma 1000 korda, et tekitanud tunnet, et sa peaks olema ebakindel. Nüüd, kui sa hakkad korrutama seda, ma olen enesekindel, ma olen enesekindel, ma olen enesekindel, 1000 korda, kui sa seda ütled, sul tekib siuke vastuolulisus sees, sa nagu päris ei usu. Aga kui sa ütled 1001 korda, siis saab programm muutusse minna, sest et sa oled rohkem endale öelnud seda, mida sa varasem elu on tõestanud, nagu siis sa oled nagu ületanud selle piiri. Et nüüd on järsku rohkem öeldud sulle hästi ja ilusti ja sa saad vaikselt ligi sellele, et sa saad seda nagu vaikselt nagu, et äkki see võibki olla niimoodi, et äkki ma võin ka enesekindel olla, et natuke nagu juba julged seda natuke tõesemalt kombata. Noh, ja siis ütled juba 1500 korda, noh, siis on juba niimoodi, et kuulge, ma tunnen ennast täna päris enesekindlalt, et ma ei tea, kas ma just selle kõige julgema kleidi selga panen, aga vot selle teise natukene vähem julge, selle ma paneks küll juba selga, vaata. Et sa lihtsalt pead seda nii kaua korrutama, et seal toimubki lõpuks selline nagu alistumine või see vana programm lihtsalt nagu kukub kokku selle all lõpuks, vaata. Siit tuleb küsimus. Kui paska korraga liiga palju tuleb, mis siis? Hinga välja. Siis hinga välja. Esimene siga hinga välja või karjuda, mis iganes häält. On nii ju, siis teedki nagu mis iganes sealt välja. Tead, pasaga on täpselt sama lugu nagu päris pasaga. Parem väljas kui sees. Jah. Teise vanaisa. See ütlus oli, et ära kogu kõhtu mäda, lase välja, kui on häda. Nagu päriselt, parem väljas kui sees. Jah. Mida, kui sul on valik nagu, sa kas lased seal pasal juhtida oma elu edasi. Nii, et see on seal nagu pinna all ja ta domineerib su üle kogu aeg, 24/7. Selle hind on ainult kogu sinu freaking elu. Halloo! Või siis sa lased nagu selle käima ja sa vaatad tõtt sellega. Mis minuga juhtus viimane 2 aastat? Ma vaatasin rämedalt tõtt oma elu nagu valikutega. Ma vaatasin tõtt sellega, mida ma usun abielu kohta. Abielu egregor sai siukse nagu mingi hampsu mind kätte nagu mingi nagu palju õnne, mida ma usun perekonna kohta, nagu selle kohta, kuidas ma vanemana peaksin nagu lapsi kasvatama, neid nagu kõik oma mingid baasuskumused. Ma arvasin, et ma suren ära selle sees. Ma arvasin, et kui ma ei ole enam edasi abielus, siis ma olen surnud. Ma olen totaalselt läbi kukkunud. Aga nagu tõde on see, et kas ma olen praegu surnud või? Ei ole. Ja ma ometigi olen protsessis, kus ma harutan ennast kaidast järjekindlalt lahti. Ja me saame praegu nagu läbi selle lahti harutamise protsessi nagu paremini läbi kui väga pikka aega, sest et me oleme sealt vahelt lahti lasknud kõik selle, mis tegelikult ammu enam ei kehtinud ja ei teeninud meid. Ja ma olen nagu tagasi selle koha peal, kus ma olen valmis uuesti elama iseendale, iseenda pärast ja siis ma näen, et mul tekib jõudu. Ja kui mul tekib jõudu ja ma hakkan elama iseendale, iseenda pärast, siis sellel hetkel mul tekib ka koht, kus ma saan nagu anda teistele edasi. Siis mind jätkub uuesti ka nagu kaaslasena, normaalse naisena nagu Kaidoga suhtlema. Küll siis rohkem juba nagu rohkem nii-öelda tavamõistes eksidena üksteise suhtes kui varem, aga nagu alati parimate sõpradena. Ja armastuse vorm on lihtsalt muutunud, see pole see, et me pole enam koos, lihtsalt nagu, jah, me pole koos, aga me armastame ja hoiame ikka üksteist. Ja siis nagu mul tekib jõudu ka oma laste jaoks olla tegelikult päriselt olemas. Versus nagu ma elasin enne nendes mõtetes, mis tundusid mulle nii päris. Nagu ma arvan, et seal ei ole mitte mingit vahet, kas sa oled abielus või sa ei ole. Nagu mis vahet seal on nagu? Seal ei ole mitte mingit muud tähtsust, kui ainult nagu mõtete loodud rägastik mingisuguseid tingimusi, kuidas elu peaks olema. Ja see on nagu see koht, et meid kutsutakse tegelikult kogu aeg tõusma sellesse kõrgemasse teadvuse seisundisse praegusel hetkel, kus meil tekiks julgust hakata elama iseendale, iseenda pärast. Ja kui sa hakkad iseendale elama, iseenda pärast elama, siis sa saad kontakti millegiga iseenda sees, mis hakkab sind kandma ülespoole. Ja siis sa oled palju avatum nagu, ja palju rohkem valmis nagu võtma ennast vastu koos kõigi erinevate nägudega. Kuidas ma eile nagu ületasin ennast ja
mul on selline väike salajane naistegrupp tekkinud praegusel hetkel, pluss on omadega nüüd tänaseks lõpetanud, see oli minu eelmine projekt ja on sündinud uus projekt, me teeme seda niimoodi musikalipai salaja. Väga äge on see, et eelmisest laivist, mis ma tegin, tuli meil 3 uut naist sinna gruppi, mul on ülihea meel, et see asi niimoodi vaikselt levib, kes tunneb, et on tema aeg, küll ta ennast ära tunneb ja kirjutab mulle eraldi ja siis ma räägin, kuidas sinna sisse saab. aga ma käisin seal laivis eile rääkimas oma elust ja ka oma suhteseisudest ja ma olin haige ja mul ei olnud meiki ja mul oli punne näos, sest et ma natuke liiga palju šokolaadi söönud Dubais ja siis sellel hetkel nagu ma lihtsalt istun seal ja saan aru, et tead, mu enesekindlus on tagasi. Mu enesekindlus on nii palju tagasi, et ma võin olla siin laivis täna täpselt sellise välimusega ja see ei võta mitte grammi ka ära sellest, mida ma päriselt väärt olen. Et ma olin tagasi saanud selle kontakti sellega, et ma ei ole minu mõtted, tunded ja ma ei ole minu keha. Ja ma olen väga pikalt olnud selles teadusageduses, kus ma defineerisin ennast juba täiega läbi oma välimuse. Ja defineerisin juba läbi selle, et nagu, mida inimesed must arvavad. Aga kas sul on ka paar nippi või mingit sammu, esimest sammu või mingit, et kuidas sa said siis nagu, kuna see on sul värskelt kogetud, mis olid need esimesed sammud, mis sa tegid, et saada ennast nagu sellesse kohta, et täna sa oled enesekindlam, kui sa olid veel mõni aeg tagasi? Esiteks me ei saa vältida neid kohti, kus elu võtab meie enesekindlus ära. Ja mul on tunne, et me peame jällegi, ma hakkan rääkima selliste sõnadega, ma tahaks iga sõna juures vabandada, et me ei pea mitte midagi, kõik on vabatahtlik ja kohustuslikult vabatahtlik ja nii edasi, aga mulle tundub, et meil läheb elu lihtsamaks, kui me hakkame võtma vastu seda, et see on duaalsusega nagu ülekallatud planeet. Meil on siin must ja valge korraga. Meil on enesekindlus ja enesekindluse vastandina meil on ebakindlus. Ja kui me ei teaks, mis on ebakindlus, siis me ei teaks, mis on enesekindlus. Ja kui me ei teaks, mis asi on alandlikkus, siis me ei teaks, mis asi on ülbus. Ja kui me ei teaks, mis asi on nagu ennast väärtustav viis endaga suhelda, siis nagu ütleme niimoodi, et me jõuame sinna läbi selle, et me tihtipeale oleme näinud ka seda teist poolt. Et nagu me saame tunda seda head poolt läbi selle, et me oleme seda negatiivset poolt teada saanud, et ma oskan ennast väärtustada paremini tänu sellele, et ma olen tükk aega ennast mitte väärtustanud näiteks. Või et näiteks, kui ma olen elanud ainult iseendale, siis elu tasakaalustab selle mingil hetkel ära ja küsib, et palun pane tähelepanu selle peale, et sa märkaks ikka keskkonda enda ümber, inimesi enda ümber ja vaata ka teisele poole, et jah, endale küll, aga teistele ka. Ja siis omakorda, kui ma olen enam pikalt selles kohas, et ainult teistele, siis elu kutsub mind nagu jälle tagasi sellesse kohta, et okei, teistele küll, aga endale ka. Ja selle võrra nagu see nagu koht, miks mina praegu saan kogeda seda enesekindluse nii-öelda ülesehitamise kohta, on see, et ma olen nii pikalt olnud ebakindel. Ja see mõõdupuu on teinud mind, ma olen käinud selles teises äärmuses ära ja ma ehitan seda taaskord üles ja ma ehitan seda üles nagu ennast hoidvamalt, ma ehitan seda üles ennast väärtustavamalt, ma ehitan seda üles nagu kuidas ma siis ütlen? Humble, alandlikult. Ja ikkagi ma pean ütlema, et minu ülesse poole teekond on saanud alguse sellest punktist, kus selles raskes kohas olemine jõudis välja nii ekstreemse seisundini, kus ma ainult mõtlesin, kus ma olin täiesti deprekas, täiesti hüsteeriline, kaotanud igasuguse võime ennast juhtida. Ma ei olnud absoluutselt selle positsiooni peal, et mina juhin iseennast. Ja see äärmus näitas mulle mingil hetkel, et ma lõhun enda niimoodi ära ja ma ei ole mitte kellegile teisele niimoodi kasuks. Sain aru, et minust ei jätku sellel hetkel mitte kellegile enda ümber. Ja kui ma suure hurraaga trampisin seda, tagusin seda trummi, väites, et aga mina ei lähe lahku ja mina ei lahuta ja perekond on oluline. Ja samal ajal ma saan aru, et ma olen deprekas voodis siruli. Ma olen täiesti võimetu tööd tegema, sest et ma ei saa aru, millesse uskuda ja millesse mitte. Ma tegelikult ei suuda enam elada seda reaalsust, mida ma varem olen elanud, sest et nii väga, kui me ka ei hoolinud Kaidoga üksteisest tolles hetkes, elu ütleb, et meie periood niimoodi ninapidi koos olla on lihtsalt läbi ja ma ei suutnud alistuda sellele. Ja ma pidin mingil hetkel endale aru andma, et ma pidin muutuma mitte enda pärast. Ma pidin muutuma sellepärast, et ma hoolisin Kaidost nii palju, et tema on väärt paremat mind.
ja ma pidin hoolima oma lastest nii palju, et nemad on väärt paremat ema ja paremat nagu mind. Ja jah, mingis mõttes võib ju öelda, et Marlen, aga sa kolisid Tallinnasse ja sa elasid enne nendega koos Tartus. Nad näevad mind praegu gramm vähem, aga nad näevad paremat mind. Ja mina olen paremini tasakaalus praegu iseenda jaoks. Ja kui ma olen iseenda jaoks tasakaalus, siis ma olen nende jaoks tasakaalus. Ja selleks, et selleni jõuda, ma pidin alistuma sellele, et ma ei ole kõige targem alati juhtima oma elu. Elul on vahel oma plaanid. Ja mõned asjad, mida ma olen ette võtnud ja ma arvan, et aga mul on nii hullult vaja. Siis ma pidin üles tunnistama, et tegelikult mul ei ole seda vaja. Mu egol oli seda vaja. Mu egol oli vaja seda lugu, et ma olen abielus ja igavesti koos. Mu egol oli vaja seda lugu, et meie oleme power couple ja me saame alati kõigega hakkama. Ei saanud. Minu egol oli vaja seda lugu, et me kasvame igavesti kõrvuti koos. Ei saanud. Me peame lahti laskma, tegema ruumi teistele. Või üksi olemisele, iseendaga olemisesse. Ja siis me saame kõrvuti kasvada. Lihtsalt suurema distantsiga. Ja nagu ma pean ütlema, et see miski, mis hakkas ülesmägi mingil hetkel kandma peale seda, kui see murdepunkt ära oli olnud, oli ikkagi see, et ma hakkasin oma mõtetega uuesti tööle. Ja see oli nii rõve koht. Ma ei tahtnud üldse oma mõtetega tööle hakata. Ehk siis vaatasid sisse, mis seal... Ma hakkasin päevikud kirjutama uuesti. Ma hakkasin nägema, kui tänamatu ma olin. Ma hakkasin nägema, kuidas ma ainult vingusin ja virisesin, kuidas ma ainult karjusin enda sees nagu probleemide kallal nagu see on valesti ja too on valesti ja seda ei ole ja toda ei ole ja miks Kaido seda teeb ja miks ta nii ei tee ja na. Ja ma olin fucking tänamatu bitch lihtsalt. Ja ma pidin selle paljastama enda sees. Ja siis ma alustasin sellest, et ma esiteks tunnistasin endale üles, et ma ise olen tänamatu bitch. Ja siis ma hakkasin tänulikkust tegema. Ja see tundub nii jabur, sest et me teeme ju ajast aega siin vahepeal turbiinis ka teinud mõned perioodid olnud intensiivsemad, mõned vähem intensiivsed, tänulikkuse reedeid. See tänulikkus tundus nii jabur tehnika. Tänulikkus hakkab pihta. Olen tänulik oma elu eest. Fuck, olen ma jee. Olen tänulik, et mul on kodu. Olen ma jee, mul pole ju kodu. Olen tänulik, et mul on raha. Mul ei ole ju raha, mis fucking raha. Aga kui ma olen sinna sisse hakanud minema. Ja kuidas sinna sisse minna on ka oluline, et kui inimene ei leiagi üles seda, et mille eest siis tänulik olla, siis asjad, mille eest me saame kindlalt tänulikud olla. Kui sul on käed, et sul on käed. Kui sul on jalad, et sul on jalad. Et sul on kopsud, et sa saad hingata. Kaasa arvatud see koht, et kui sa lähed hinnanguvabadusse, kuidas sa saad hakata ütlema kõigele aitäh. Aitäh, et Kaido ei lasknud mul enda kõrvale jääda. Oh my fucking god. Aitäh, et ma ei saanud jääda tema kõrvale tema naiseks. Aitäh, et Kaido ei andnud alla selle koha peal, et ta nägi, et see ei ole meie jaoks enam õige lahendus. Appi. Aitäh, et mu elu lagunes ära. Aitäh, et ma sulgesin Turbiin Plussi ja lõhkusin ära nii armsa kogukonna, kus oli 300+ naist nagu kokku suutnud kasvada viimase 6 aastaga. Intensiivselt 5 aastat, viimane aasta lagunesime ja sulgesime. Aitäh, et mul ei ole enam raha. Vau. Aitäh, et mul ei ole enam raha, nagu kui jaburalt hea koht see on. Sest seni, kuni mul oli raha, kuidas ma sain lihtsalt nagu ignoreerida seda, mis minu sees pidi päriselt muutuma. Aitäh, et mul ei ole enam vaba aega nagu mida ma saan selle rahaga nagu kasutada ennast lennutades ühelt poolt maakera teisele, millal iganes ma tahan. Mindless nagu. Nagu kuidas see piirangutesse sattumine pani mind nagu sukelduma iseenda sisse. Aitäh, et me kaklesime lihtsalt nii jaburalt Kaidoga. Aitäh, et me kaklesime niimoodi, et nagu see oli lihtsalt nagu nii sürr, et ma pidin ka üles ärkama selle sees ja küsima, mis siin päriselt toimub. Aitäh, et ma olin nii fucking põikpäine ja ei lasknud lahti. Nagu et ma endale nii palju liiga tegin. Sa ei kujuta ette, nagu kui alandlikuks ma olen muutunud praegu inimeste suhtes ja elu suhtes oma elus. Nagu, mul on nagu olukorras, kus ma pean vahepeal ohjeldama, sest et ma tahan kirjutada oma kallite inimeste akendesse vahepeal kilomeetrite kaupa tänulikkust, kus ma käin terve päeva läbi. Ja mul on nagu, ma lihtsalt ma ei saa vahepeal midagi muud teha, sest ma tahan ainult öelda aitäh.
mul on nagu mingi aitäh, Kerli, et sa oled mu elus, aitäh, Kerli, et sa ilmusid tagasi, aitäh, Kerli, et sa oled nagu märganud mind kõik need aastad ja sa pole nagu minus alla andnud. Aitäh, et sa oled järjekindlalt öelnud, Marlen, saame lihtsalt niisama kokku. Aitäh, et sa oled tulnud kõikidele minu naistekatele nagu nendel hetkedel, kui vähegi need uksed on lavatud olnud. Aitäh, et sa oled maksnud minu teenust ja sa oled minu klient nagu, kuigi sa oled mu sugulane, sa ei peaks seda absoluutselt tegema. Aitäh, et sa oled mind oma külla kutsunud, oma koju. Aitäh, et nagu me oleme saanud sinuga koos pidutseda ja meil on nii lahe olnud. Aitäh, et me oleme saanud sinuga koos trippida ja meil on nii lahe olnud. Aitäh, et me oleme saanud sinuga koos alateadust äkkida. Aitäh, et sa kirjutad ikka jälle chati aknasse, jõu, kuulge, tšikid, mis teete. Aitäh, et meil avanevad uued reaalsuse võimalikkused, et me saame koos siin laivis istuda. Aitäh, et sa oled nagu nii freaking ägedalt aus ja näitad mulle, mis võimalik on. Aitäh, et sa nagu kannad täiega seda vibe'i nagu sellest, et nagu, et sa oled noor ja sa oled ilus ja sa oled enesekindel ja sa oled fucking 10 aastat ettevõtjana nagu raha teinud endale ja lihtsalt nagu, ja sa kannad selle fucking välja, et see ongi okei, normaalne olla nagu sellises elus, et sul on nagu hästi. Nagu, ja siis, saad aru, jah? Minu meelest alandlikkus ja tänulikkus käivad nagu käsikäes, sest et minul on läbi elu olnud ka teema suitsiidsusega, kas siis nagu teiste inimeste pealt, väga paljud ongi nagu. Kas me võime selle loo nüüd ära muuta, et oli? Ja, no ühesõnaga. Oota, ei, tegelikult see on oluline koht. Et muuta või et... Enamik inimesi räägib oma probleemidest kogu aeg nii. Mul on nii. Mul on nii. Mis mina ütlesin? Mul on kogu elu olnud teema oma suitsiidsusega. Mis tähendab seda, et see jätab võimalikkuse lahti, et see võib veel tulla. Vaata, ma teen sulle... Kas olnud ei pane seda minevikku? Või pane. Mul on kogu... Vaata korra. Oot just. Mul on kogu elu olnud teema depressiivsusega. Aga elu kestab. Aga elu kestab. Ja see tähendab seda, et see depressiivsus võib iga hetk uuesti tulla. Aga nüüd, kui ma ütlen, et mul oli teema depressiivsusega, siis oli paneb punkti. Ja meil on nii raske... Meil on nii raske lubada seda endale, et ma jätan oma probleemid minevikku. Me kogu aeg taas kirjutame oma minapilti läbi selle, kuidas ma oma elust räägin. Mina olen selline. Mul on nii. Minu eluga on nii. Mul on see probleem. Mul on see halb harjumus. Vaata, minuga on see jama, et... Ja see ongi vaata, ükskõik kui teadlikult nüüd ma tegin kõva häält. Võib lipsata välja siuke asi. Ja ei panegi ise tähele, vaata. Muudan ise ära. Jaa, täpselt. Ja nii, kui paned tähele, ma oleks võinud ka praegu olla nagu täiega sõrad püsti. Mis mõttes, Marlen, sa tuled siin? Ära varasta minu probleemi ära. Mida kuradi? Mida kuradi sa varastad? See on minu elu. Mida sa tead minu elust üldse? Mida sina minu suitsiidsusest tead? See on nii sügav teema. See on minu. Ja ma ütlesin, Marlen, suitsiidsus! Sa ei saa võtta seda lihtsalt ära öeldes, et ma panen sõna olid. See ei muuda ära suitsiidsust. Sa ei saa aru. See on nii suur teema. Ma tapan end ära, kui sa jätkad. Et siis, kui keegi nagu ütleb sulle elus, et kuule, et sa sõnastasid nagu kehvasti, siis võta see vastu, vaata. Sa ei pea olema sõrad püsti, sa ei pea hakkama kaitsma seda probleemi, et võta see vastu. Ehk siis mul oli elus teema suitsiidsusega. Mul on olnud, proovi seda ka. Mul on olnud, ma nii ütlesin enne. Proovi nüüd, mul on olnud. Käime täst tagasi korra. Mul on olnud, mul oli. Mul on olnud. Pigem mul oli, on parem öelda. Mul oli. Nii, ja pane nüüd rõhuasetus ka veel õige koha peale. Teeme selle koha kord ära. See on nüüd avalik alateaduse ümberprogrammeerimise sessioon. Kui ma ütlesin, lugu läheb meelest ära selle meelest, et me alguses toppama jääme, siis see on sinu vastutus. Muidugi see on minu vastutus, sest hetk on alati loov. Ja see tähendab seda, et mul on täielik usaldus selle suhtes, et kõik, mis peab eetrisse jõudma, see jõuab. Ja kui me midagi tahame rääkida, mis järgmine hetk pole enam relevantne, siis pole relevantne. Nii et lähme uuesti selle sama koha peale. Mul oli kunagi, veel parem, mul oli kunagi elus teemat suitsiidsusega. Ja kui oli see kõige viimane, see punkt sellele, siis ma jäin, või mis mind toetas pärast seda, samamoodi nagu sina ütlesid, et sa tänu teistele inimestele leidsid teistest inimestest tuge, et nende jaoks olla enesekindlam, end tagasi võtta. Siis ma mäletan, mul oli 2 lugu, mida ma kuulasin pärast seda episoodi, mis olid nagu, üks lüürika osa oli For My People. Ja ma olin lihtsalt nagu, et okei, ma jään siis elama oma inimeste jaoks, ma teen seda nende jaoks, nagu, sest ma ju armastan neid tegelikult.
ja ma tahan neid hoida nagu ja turvalisust neile pakkuda, et ma teen siis seda nende jaoks, kui ma veel enda jaoks ei oska või ei suuda. Ja see koht tegi mu nii alandlikuks kõikide inimeste ees. Kindlasti nagu need inimesed, kes siis mulle olid, nemad nagu ennekõike aitasid seda alandlikkust, aga tegelikult see tegi nagu kõikide inimeste ees nii alandlikuks ja kogu elu ees nii alandlikuks, et ma arvan, et need asjad lihtsalt nagu käivad koos nagu. Ja see on nii karmilt ilus koht, et nagu, kuidas seda öelda, enesekindluse teemad algavad pihta väga palju enesearmastuse teemadest. Inimestel on, aga mul ei ole enesearmastust, ma ei oska ennast armastada. Ja siis inimesed on endaga kriitilised ja neil on miljon asja, miks endale pähe anda. Välimus on ainult üks sellest. Ainult üks väga väike jäämäe tipp, miks endale pähe anda. Küll ma ei ole seda, teist ja kolmandat piisavalt ja küll ma olen seda, teist ja kolmandat liiga palju ja nagu vahet ei ole, kas midagi on kogu aeg üle või puudu või nagu midagi on kogu aeg valesti. See kõige lihtsam trikk on nagu see, et nagu kui sa ei hooli iseendast, hooli teistest. Kas sa teistest saad hoolida nii palju, et enda elu palun korda teha? Kas sa teistest saaksid palun hoolida nii palju, et sa ei oleks enam tropp? Kas saaksid palun hoolida oma lastest nii palju, et nende peale enam mitte karjuda? Kas saaksid oma kaaslasest hoolida palun nii palju, et lasta tal minna, kui teie aeg on nagu suhe lõpetada? Kas sa saaksid palun hoolida ise nagu iseenda asemel näiteks oma perest nii palju, et oma rahaasjad korda teha? Sest et sinu pere väärib seda, et rahaasjad on korras. Sina ei pruugi arvata, et sina seda väärt oled. Aga sinu lapsed on seda väärt. Sinu kaaslane on seda väärt. Kas sa saaksid hoolida nagu oma kaaslasest nii palju, et sa ei ole depressiivne? Et sa võtad selle vastutuse, et sa tassid ennast ise sinna hommikul kohvikusse, see, ma ei tea, minu baastegevus näiteks. Kui ma sealt depressioonist hakkasin välja tulema. On see, et hakkasin viima ennast hommikuti Revalisse sööma. Ja ma ei mõelnud, kas ma tahan minna või ei taha minna. Ma ei mõelnud, milline ma välja näen. Ma ei mõelnud nagu, ma teadsin täpselt, et hommikusöök Revalis lõpeb kell 1:13:00. See oli minu hommik ja mul oli vaja selleks hetkeks nagu voodist välja saada ja minna. Ja kõige raskemad päevad oli kõige olulisem, et ma lähen. Ja see on see koht, et nagu see on ainult minu viis. Võibolla sinul on hoopis teine elustiil ja sa pead olema hommikul kell 8 lastega juba, ma ei tea, koolis ja siis ise tööle edasi ja nii edasi. Lihtsalt mina olen vaba graafiku peal, mille võrra minu öö kuulub mulle. Mulle meeldib öösiti üleval olla ja ma magan hommikuti kauem. Aga nagu, kas ma saaksin palun ennast korda teha? Sellepärast, et ma hoolin teistest enda ümber nii piisavalt, et nemad on väärt seda, et mina oleks korras. Kas peas kordama see klaase nagu, et kõik väärivad sinu ilu. Et kunagi üks tüdruk ütles, et mis mina, et ma elan ju nagu, et ma olengi selleks, et teisi lõbustada, et lõvijad tead astroloogiliselt niimoodi ja et mina olengi siin, et teisi teenida. Siis ma nagu vaatasin teda ja hiljem mõtlesin, et aga juuksed olid pesemata, siuksed rasvapulgad ja mingi suvariided ja mingi lapse mingi ilaplekk veel kuskile, et et omas kodus saad ju ära vahetada ka ja tegelikult oli see sünnipäevapidu, vaata, et sa ei ole nagu ennast enda sünnipäevakski nagu, ma ei tea, pesuski käinud, et juuksed ära pesta. Ja siis ma mõtlesingi, et issand, aga et okei, et sa elad teiste jaoks, aga et kas sa arvad, et teised ei vääri näha sind ilusana, sind sätituna, et sa oled enda peal panustanud, ma ei tea, kreemitanud, koorinud, juukseid kamminud, valinud riideid, ma ei tea, lakkinud küüs, mis iganes. Ja see ei tähenda seda, et sa pead meiki peale panema naisena. Vaata siin, jumala ilus puhas naine. Aga ta hoolib endast. Et kas või nagu pese nägu ära vaata, see on ka enesest hoolitsemine, eks ju. Et me ju tahame ilusat maailma ja kui me tahame ilusat maailma, siis me võiks pingutada, et ise ka nagu ilusad olla. Mitte, et nagu ei, ma viskasin ka rutu kleidi selga, tegin patsi, enne ma olin mingi pusaga ja mis iganes juuksed suva. Et nagu, aga ma võtsin selle hetke, et tegelikult ma lihtsalt nägin, et Marlen näeb täna väga ilus välja, ma siis teen ka natuke ennast ilus. Ma saatsin pildi ette, kui ma panin postituse üles ja siis Kerli kirjutab, oi, sa oled täna ilus, ma tean ennast ka. Et me saame nagu ju natukene pingutada, et pakkuda inimestele seda väärtust, et ma olen ilus. Ja see ei tähenda seda, et ma ei võiks vahepeal olla kole. Sest et eile ma täiega laivisin niimoodi, et juuksed olid sassis ja ma olin täiega suvakas. Ja kole on ka ilus, sest see on ehe ja siiras. Ja samamoodi nagu ebakindlus on ilus, nii nagu enesekindlus on ilus ja tal on oma roll sinu elus. Aga küsimus on lihtsalt selles, et mis sind praegusel hetkel edasi aitab järgmise taseme peale.
kas sind sinu elus aitab praegusel hetkel järgmise taseme peale edasi see, et sa oled edasi tagasihoidlikkuse lugudes kinni? Või sa oled valmis neid muutma? Ja mis see sulle maksma läheb, kui sa oled nendes lugudes kinni? Nüüd, ma tahan sulle rääkida ühest võimalikkusest ja ühest võimalikuste ruumist. Nimelt, mul on siuke väike, täiega tuleb praegu nagu hoo niimoodi. Elina, tšau! Nii tore sind sida! Mõlemad siin täiega, Elina, Kadaja, fännklab, tere, nii tore. Mul on siuke väike salajane naistegrupp tekkinud nagu Paradiisi Lilleaed ja me saame kokku seal vähemalt korra kuus päris elus ja Paradiisi Lilleaia liikmetele on see kohtumine täiesti tasuta. Ühe korra kuus teeme täiesti tasuta ja me teeme seda veebruarikuu kohtumist homme õhtul Tallinnas ja mingil kummalisel kombel on ruum tänase seisuga nagu pooltühi ja nagu mul on lihtsalt nagu mingi naised, mis toimub nagu mingi, ma olen Eestis tagasi ja nagu lähme teeme ja siis naistel on lihtsalt mingid muud tähelepannud. Ja see on okei, sellepärast et see tähendab lihtsalt seda, et elu suunab mind seda kuidagi muutma. Ja siis ma vaatasin, et kas ma pean ära jätma. Vastus on ei pea, ma tahan seda teha. Aga siis mingid väikesed killud, mis juurde tulevad. Esiteks näidati, et pane, nagu Kerliga põrgatasime, nagu pane teema. See, mis päriselt juhtuma hakkab, võib olla hoopis midagi muud. Aga me panime sellele homsele õhtule teemaks enesekindlus. Eks me võtame homme naistegrupis ette enesekindluse teemad, sellega seoses ebakindluse teemad. Kõik põhjused, miks sa nagu tunned, et sul ei ole enesekindlust, kõik need kohad, kus sa tunned näiteks, et aga mina ei taha isegi sinna gruppi tulla, ma ei taha isegi sinna kohtumisele tulla, sest mul on ebamugav tulla, ma peaksin kohtuma võõraste inimestega, mulle meeldib võõraste inimestega kohtuda, ma peaksin endast rääkima, ma ei taha endast rääkida, mida mul ka öelda on, kõik siuksed asjad võtame ette. Ja siis usalda mind, selle koha peal palun, et ma luban, et see ruum saab olema hoitud ja leebe, et see ei ole siuke, et ma surun sind tegema seal mingeid nõmedaid ebaviisakaid harjutusi, et see ruum juhib ennast ise. Aga võtame enesekindluse teemad ette, mille võrra siis teisisõnu me võtame ebakindluse teemad ette. Kõik, mis ei lase sul elus olla enesekindel, ehk siis mis kohad sul on sees praegu, mis lubavad pigem ebakindlusel sinust nagu sinu elu juhtida. Ja kohtume siis homme õhtul, see on 28. veebruar 2024, kui sa näed seda järgi, lase see info mööda. Ja kui vähegi võimalik, siis sellest tuleb ka audiofailina salvestus mingist jupist sellest õhtust, mitte kõigest, aga just mingist osast, mida mina võib-olla eetrisse toon ja jagan seal. Ja ma oleks valmis võtma väljapoolt Lilleaeda kaasa 2-3 neist nagu tunnetuslikult, et Lilleaial on tasuta ligipääs. Teie, kes te ei ole Lilleaias, siis sinul on õhtu jaoks selline nagu ligipääsu diil, et sa võid saada Lilleaia liikmeks enne seda, kui sa tuled, siis see on tehke praegu ka ülekannet, palun. Elina, pikem lause, mis see tähendab? Ei saa praegu aru, mis see täpselt tähendas. Sa saad aru, mis Elina mõtleb? Ma mõtlen, et salvestis tuleb sellest, äkki ta mõtleb seda. Aga meil salvestab juba, kui sa seda mõtled. Audiofail praegu salvestab, aga siis omakorda nagu see live siin jääb ülesse, aga homse õhtu suhtes on see, et kuna me loome privaatruumi, siis seda me ei kanna eetris üle. See on turvaruum, see ei lähe kuskile. Seal on kõik 4 seina reegel, mis seal räägitakse. Aga Lilleaia naistele on see ligipääs täiesti tasuta. Ja kõigile teistele, kes ei ole, kui sa tahad liituda selle homse õhtuga, siis kui sa saad Lilleaia liikmeks enne homset õhtut, siis sellel hetkel sul tekib tasuta ligipääs ja kui ei, siis seal on rahaline panus, aga selle summa ma ütlen sulle juba eraldi sellel hetkel, kui sa oled sellest huvitatud. Ja on sümboolne tasu siiski. Marlen tegi vanasti oma õhtuid 100 eurot, 120 eurot õhtu. Ei ole praegu see hind. On palju soodsam. Ja poole võrra soodsam. Seega, kui sa tunned, et sa oled valmis liikuma oma elus järgmise taseme peale, kui sa tunned, et meie ruum võiks olla midagi sellist, mis aitab sinul minna järgmise taseme peale. Minul hakkis ära, ehk siis Eliis, kas sa kaotasid sideme meie laiviga. Siis tere tulemast homme ja kui ei, siis see on ka täiesti okei.
Elina, aitäh sulle, kallis. Me oleme laivinud täpselt 1:23, et praegu me tõmbame täiega otsad kokku. Aga mine tea, Elina, äkki me helistame sulle peale laivi ja vaatame, kus sa oled ja siis võib päriselus jätkata. Et alati valmis voolama uute ja ägedate võimalikkuse ruumide poole. Ja siis, võtame korra midagi tahab veel läbi tulla. Aitäh! Aitäh igale ühele teist, kes te siin olete ja hakkame seda tänast laivi kokku võtma. Ja selle jaoks, et seda kokku võtta, siis ma palun hetkeks kõigil meil tulla uuesti kohale sellesse hetke, et meie see hetk siin ja praegu. Ja märka nüüd seda naisteringi, kes alguses kogunes niimoodi, et me istusime 50 naist ringis seal lõkke ümber ja vaata seda pilti, mis selle pildiga juhtunud on. Mina näen, et see pilt on täiega muutunud. Need 50 naist ei istu enam. Seda lõket ei ole seal keskel. Meil on pidu. Naised täiega tantsivad, vibe on täiega hea, muss mängib, naeravad. Neil on ilusad kleidid seljas, nad voolavad ja aitäh, kallis, selle muutuse eest, et sa seda meiega koos täna lasid siit läbi lasta. Aitäh kõikidele valguskoodidele, valgusekoodide toojatele, maale toojatele. Mul on sõnad nii piduris täna. Ja selleks, et me saaksime ka füüsilises reaalsuses selle laivi kokku panna, ma palun sulle tulla mulle appi. Nii nagu me alustasime algul südamete laviiniga, siis teeme täpselt sama asja teist korda. Palun ole hea sulgemise jaoks. Palun ole hea. Tule, pane palun postitusse üks süda vähemalt siia alla kommentaariumisse. Ja siis omakorda tule kirjuta, mis sind praegusel hetkel kõige rohkem puudutas. Milline punkt sind praegu kõige rohkem muutis? Ja omakorda, millist muutust sa näed oma enesekindluse suhtes, kui sa tulid laivi versus kus sa oled praegu? Kas su perspektiiv sinule endale muutus kuskilt? Kas sa said kuskilt millegile konksule? Kallis Tom Valsberg, aitäh, aga ei kallis, mul ei ole sind vaja, aga sinul on mind vaja. Ma tahtsin just ka öelda, et sinul ju kõhukotis hakkas rääkima, et see ikka võib-olla sulle oli mõeldud. Musi, love you so, naudi taid. Kallis, minul ei ole sind vaja, aitäh, mul on kõik väga hästi. Aga ma lihtsalt ütlen, et tundub, et sul võib mind vaja olla ja see on okei. Vaata uuesti seda laivi siis. Love it, nii äge. Lihtsalt Marlen räägib koos Kerliga Tommi kõhukotis. Kõhuhääled, ei tea. Liiga hea, Tom, liiga hea. Love it. Aga musirunid, enne kui me siit edasi ära lähme. Vaatame korra, mis see Tom siin, Tom naerab juba ja Tom naerab väga hea. What the fuck? Tom, what the fuck? Jaa, oi, minu käsi on terve, ekraan. Nii, võtta, midagi veel. Tom on juba teises laivis kohal. On jah, Tom ilmub millegi pärast laividesse kohale. Ei tea, vaatame, mis värk on. Vaatame nüüd, kas me saame siit nüüd anda korraks teile aega. Muidugi saame, me anname teile natuke aega. Mina annan. Mina annan. See on see, keda ma kõrvalt ei vaata, vaid see, kes ma olen, mina annan. Nii ilusad taipamised. Sul on eesti keel juba sama longab nagu minul. Et ma tahaks kuulda sinu käest. Kuidas sa ennast praegu tunned? Tahaks kuulda, kui palju sa laivist nägid. Kas sa oled algusest peale meiega kaasas olnud? Kas sa tulid poole pealt? Kas sa jõudsid lõpus? Ja mis sa tunned, et see laiv sinuga praegu tegi? Kerli, kuidas sina ennast praegu koged? No kui aus olla, siis selle hetkel, kui sa ütlesid, et ma juba sõnad lähevad sassi, eks siis tegelikult ma sellest, mu pool aju on praegu mu põies ja hoiab kinni, et ma ei pissiks püksi. Mõtlesin, et ma nagu ootan kuni laivi lõpuni, vaata. Enesearmastusega on meil probleem. Nüüd on kallis, nüüd on valik. Kas sina lähed pissile või mina lähen pissile? No mina lähen siis pissile.
väga meeldib. Nii tore, Tom. Mul on nii hea meel, et sa siin oled. Musi, kuidas sul läheb? Kas paneme su laivi või? Tuled kampa või? Saadan sulle requesti või? Tahad või? Kaamera lapikuks. Vaatame, kas Tom võtab vastu. Ma arvan, et ta ei võta, aga me anname võimalikkuse ruumile, võimalikkuse. Tšau. Keera lapikuks. Lapikuks, nii või? Ja, siis me oleme ühtepidi. Aga siis mina näen ennast piltu, see on okei, jah? See on vist okei. Küsime inimeste käest, kuidas nad näevad, sest mina näen sind nüüd otse. Ma keerasin nüüd, et mina siin keeran. Kõik on õige. Ma ei tea, ma võin niimoodi olla, kui te mind näete. Mina näen sind nüüd otse, vaatame, mis teised ütlevad. Kas te näete Tommi praegu otse või viltusena, et siis kumb kaamera valetab? Ma olen viltu, vaata, asi on selles, et kuna see maakera ikkagi on ümmargune ja ma olen kuskil poole peal, vaata, siis ma peangi niipidi olema. Maakera on ümmargune, nagu kõik arvavad. Mõlemal on otse, kõik on ilusti ütlevad. No tšau, Musi. Mina olen viltu. No tere! Tere, igatahes rõõm, et ma siin nüüd olen niimoodi. Aga see on ikkagi liiga jabur ju. Mina esimest korda ma kuulen nüüd, et kõhukotis keegi möliseb, on ju, ja võtan lahti selle kõhukoti ja vaatan, et laim käib. See on ikka päris erakordselt jabur. Ja kusjuures ma ei vahtinud Facebooki ega midagi just nagu hiljuti, et oleks nagu võinud olla. Et mingi jabur põhjus on, et miks ma siin olen. Aga tere, kallis, kuidas sul seal hästi läheb ja kus sa üldse oled? Räägime teistele ka. Ma olen Kopanganil ja käisin just hambaarsti juures, tegin just video, et mulle tehti siin mingi 1,5 tundi ja parandati 4 auku ära ja siis 100 eurot hiljem. Niukene mingi, kui tore, vaata Eestis oleks 500 eurot hiljem. Siin oli 100 eurot hiljem nagu mingi hea. Ja siis oli veel üks kummaline asi, et nad tegid mulle need kõik augud ilma tuimestuseta. Kas te olete käinud hambaarsti juures või? Ja ma olen küsinud ka ilma tuimestuseta. Ma nagu olen eluaeg tuimestust saanud ja siis seekord mingi natuke oli valus, ta küsis, et kas teeme edasi, ma ütlesin, pohhui teeme nagu. Ja siis ta tegi mul 4 auku ilma tuimestuseta ja ei olnudki väga valus. See oli väga erakordne. Ma ei tea, ma isegi ei mõtle selle peale, ilma tuimestuseta, et hambaarsti juures käiks. Töösõnaga siuke elamus oli praegu. Nice. Nii äge. Kuule, aga meil oli siin just üks siuke live, et me rääkisime enesekindlusest. Enesekindlusest. Ja sellest, mis seda üles ehitab ja sellest, mis seda lõhub ja kõik nagu, mis sellega üldse nagu seotud on. Et kui sa võtaksid korra nagu endast lased läbi selle tunde, et nagu, kuidas sina koged enesekindlust iseendas ja mis sinus on nagu aidanud sinul olla enesekindel või mitte, nagu millal sa tunned, et sa oled enesekindel, millal sa selle kaotad, mis seda mõjutab sinu jaoks ja mis on need põhiasjad. Ma ütlen sulle teema, Tom, enesekindlus, mis sul tuleb selle peale? No ma arvan, et enesekindlamaks teeb mind ikkagi ajupesu, mida ma ise endale teen. Et enesekindlus kaob ilmselt ära, kui ma midagi ära unustan või kui mul hakkab millegi pärast hirm. Mida rohkem on hirmu, on ju, seda vähem on nagu vabadust ja valikuvabadust ja siis me töötame automaatprogrammide all, on ju. Ja minu meelest selle sama asjaga on seotud ka enesekindlus väga palju. Aga praegu ma tunnen ennast suhteliselt enesekindlalt, aga ikkagi tihti peale käivad need siuksed, minu jaoks on väga kõikuv see kogu aeg olnud enesekindlus. Ma vist teistele nain väga enesekindel ja võib-olla ma teistega koos olengi enesekindel, aga mul on üksi päris palju hetki, kus ma ei ole enesekindel. Aga ometigi saavad nagu kõik asjad tehtud. Ja see on nii huvitav koht, kus Elina kirjutab praegu meile siia alla, et elagu pesumasinad. Kunagi, kui ma koolitasin rohkem lava pealt, siis ma ütlesin inimestele väga selgelt välja, et ongi ajupesu. Aga millal sa viimati oma aju pesid? Et nagu riideid sa ju pesed,
ja voodipesu pesed ja korteris nagu, ma ei tea, köögis nõusid pesed, et nagu miks sa siis ajupesu suhtes oled nagu mingi, see on mingi ajupesu, nagu halloo, sa peadki oma aju pesema. See on nagu paska täis, kui sa ei pese. No ajul on ikkagi, ma arvan, see tendents, et kui üldjuhul on meie niisugune mõttemaailm selline, et kui me mitte midagi ei tee või noh, arvame, et me lihtsalt oleme toredad, siis ta käib alla. Siis ta nagu loomulikult hakkab kuskile keerlema mingitesse hirmumõtetesse ja ma arvan, et selleks, et ta sinna ei läheks, peaks me nagu ühel või teisel viisil nagu midagi tegema. Kas see on siis meditatsioon, on ju näiteks seda rahustama, seda mõistust ja et kui me laseme tal nagu justkui lihtsalt olla või kõikidel inimestel, et ole nagu sa oled, siis et millegi pärast hakkab nagu ennast saboteerima ja kartma ja just jama tegema. Miks? Kust ta saab selle staffi, et ta hakkab ennast maha tegema, kui sa teadlikult ei vali ise programmeerida ennast enesekindlaks? Kust ta võtab selle negatiivse staffi? Ma arvan, et ta palju võtab seda väljast. See, mis meil silmi eest läbi ründab, no nagu meediast ja keegi räägib mingi õudsa loo ja ilmselt see üldine foon on selline. Loomulikult on võimalik sellest foonist ennast ju välja häälestada, sest sinuga koos me olime seal, sina vist aitasid ju mind välja koroona hirmust. Ma elasin ju mingi 10 päeva mingis täielikust koroona hirmus, et me kõik sureme maha, on ju. Ja siis mingi hetk nagu otsustasin mingi, et aitab jamast. Ma lihtsalt vaatasin Tommi ja küsisin, Tom, millega sa tegeled? Tom on nagu... Siis ma sain aru, et see oli nagu mingi eksperiment ja mul on hullult hea, et ma nagu elasin selle läbi nagu, et noh, et ma olin veel koos mingi tädiga seal Balil ju, kes ka kartis nagu, siis hakkadki nagu mõtlema, et nii õudne. Ma ju käisin mingi nädal aega nagu kummikinnastega poes. No ma mäletan, nagu ma olin nagu, et kas ma ikka lähen sinna poodi või? Et noh, et ikkagi nii õudne ja mul on kopsud kaiged olnud ja mul oli astma kunagi ja mulle peaks see veel hullemini mõjuma ja see oli nagu täielik see, siis ongi nagu mõttemaailmaga nagu muudad selle vibratsiooni ära ja siis koroona kadus nagu sellest kohast, kus ta oli tappev haigus, on ju, sellesse kohta, kus see oli nagu täielik väljamõeldis, no minu jaoks, nagu absurdi väljamõeldis, mis on tegelikult gripp ja see, mis inimesi nagu haigemaks tegi, oli ainult see, et nad arvasid, et see teeb niimoodi. Sellepärast, et meedia rääkis, et see on nii hull, vaata. See on ju puhas placebo. Et need vanad placebo, need näited ju, kus raviti seal placeboga mingid vähid välja, ma ei tea, kas seal oli mingi siukene, kui see esimest korda tuli ja keegi placebost mitte midagi ei teadnud. Mitte lihtsalt, Tom, see ei olnud lihtsalt, et see on vähk, vaid kaasa arvatud nagu sul on katkine põlv, mis ei funktsioneeri ja siis tehakse placeboline lõikus, et vahetada seal välja mingeid juppe. Ja tegelikult ei lõigata, tehti lihtsalt lahti, tehti lõige, pandi kinni. Põhiline on see, et anti placebot mingi, ma ei tea, kas 70 või 80% vähihaigetest said vähist terveks, on ju. Noh, et nagu tehti pilt ja vähki enam ei olnud. Ja siis pärast mingi aasta aega hiljem millalgi öeldi, et kuulge, teile sõideti mingit sugar pilli, on ju. Ja siis, kas kõik vähid tuli tagasi või oli 90% vähkidest tuli tagasi. Pildi peal oli vähk, ei olnud vähki ja oli jälle. Ja vahepeal anti inimestele lipragussi, on ju. Lipraguss on tagurpidi sugar pill, et see uus ravim oli lipraguss. Ehk siis reaalsus on väga painutatav vastavalt sellele, mida me oma peas hoiame ja me tegelikult peaksime järjekindlalt üle vaatama, mida me mõtleme. Ja siin oli ilus lause ka enne, et teen oma ajupesu ise, aga ma ütlen sulle ausalt, kallis. Kui sa paned vastutuse oma ajupesu eest ainult iseendale niimoodi, et sa nagu tead, et sa pead ise oma aju pesema ja siis sa proovid ise oma aju pesta, sa ei saa. Sa ei saa. Sest et nagu sa ei saa lahendada seda, nagu kui ma olen see tass ja need lilled on minu normaalsus, siis ma ei oska siit eristada ära, et siin on ainult joonistus ja siin taga on sinine taust. Nagu. Mul on vaja kõrvalt vaata ja pilku ja... No, ajupesu tohib olla, ma arvan, juhendamise käe abil nagu paremini. Aga seda saab ometigi mingil määral teha ka ise. Ja selles mõttes, et saab, aga nagu kui sa paned full on vastutuse sellele isele niimoodi, et sa väliseid allikaid ei kasuta, siis sa ei saa. Ehk siis ise tähendab seda, et sa pead lugema raamatuid, mida sa pole varem lugenud. Sa pead kuulama podcasti, mida sa pole varem kuskilt peab suus info. Sa pead minema teraapiasse, kus sa pole varem käinud, sa pead minema nagu seltskondadesse, kus sa pole varem olnud ja läbi selle tuleb uus info sisse ja siis sa saad selle triki kätte. Aga nii tore, Teokallis, mis teed seal? Mis teed seal? Ei ütle
sulle, mis ma teen, mis sulle tundub, et ma teen? sa tundub, et esiteks mulle tundub, et sa oled väga terve ja elurõõmus ja kõik on korras ja alles oli mingi kamma ja, aga ma olin eile täiesti siruli ja siis Dubais ma olin tegelikult pühapäeval täiesti siruli. Nii et nagu palavikus jooksendasin. Aga ma hullult tahtsin Eestisse saada. Siis ma ajupesin ennast puhtaks. Ja siis ma sain Eestisse. Siis ma sain järelreaktsioonina ikkagi selle, et eile ma kukkusin ikkagi Eestisse jõudes nii-öelda ikkagi pärastlõunal magama ära, ärkasin hilisõhtul. Ja siis täna hommikul ma sain aru, et natukene veel kraabib midagi, aga no suht korras. Ja siis... See hääl on väga seksikas minu meelest. Aitäh. Ma tänan. Aga Tom, kuule, sa oled muidu siin nii muuseas nagu just ühe raamatu ka välja andnud, et kuidas sul selle raamatu ja enesekindlusega teema on? Raamatu ja enesekindlusega? Sellega on nagu hästi. Kuidas tuli välja? See on lihtsalt kõige parem raamat. Ma olen lihtsalt lugenud peaaegu kõiki maailmas välja antud seksuaalsuse teemalisi raamatuid ja kahtlemata on ta kõige ilusam. Ja selle kohaga on mul enesekindlusega nagu hästi, aga lihtsalt, et sinna raamatusse tegelikult ei maatunud see kogu raamat ära. Et see terviklik komplekt on siis, kui see teine osa... Sellesse raamatusse, mis on nii paks, ei mahtunud raamat ära? Ei. Tuleb sama paks raamat veel, teine osa ja siis ta on nagu complete ja siis ma saan öelda, et see on maailma kõige nagu kompaktsem, kõige huvitavam ja kõige ilusam nagu raamat teadlikust seksuaalsusest. Väga lahe. Ja mingil hetkel, kui sa Eestis oled, siis me võiksime turbiinis sellest raamatust äkki ka natuke rääkida. Muidugi. Aga ja täega. Kõik jah, pidu läbi jah. Nägemist, väga meeldiv oli. Issand, kui jull! Mis reaalsus! Mul on selline tunne, nagu ma just kujutasin teda ette. Kas te nägite ka, et siin oli hetk tagasi nagu Tom kuskil eetris või? Või ma lihtsalt kujutasin seda ette. Väga huvitav. Aga siis on nii. No siis oli meie tänane live. Koos Marleni ja Marlen Annabeli, Kerli ja Tomiga. Üllatuskülaline Kerli ja siis sellest laienes, et Kerli ja Marlen on juba tavaliselt, nüüd on üllatuskülaline Tom. Üllatuskülaline Tom. Ja Fredi ka. Ja Fredi ka. Aga super äge. Aga aitäh teile tänase laivi eest ja Elina Kallis. Ma märkan sind kommentaariumis ja ma olen väga teadlik, et sul tuleb neljapäeval hingamine. Pane hingamise info palun siia alla kommentaariumisse ja viska turbiini kood sinna juurde, nagu meil on sinuga juba varem kokku lepitud on. Et täiega naised, kes te tunnete, et te tahate oma alateadvust puhtaks pesta, siis Elina tehnikad, mida ta teeb, trauma release ehk siis trauma vabastamine, vabastab sul raku tasandilt kinni jäänud energeetika, mis teeb ruumi sinule uue reaalsuse loomiseks, uue sinu loomiseks. Seega täiega kutsun teid kaasa neljapäeval hingama. Ma ei saa lubada, kas ma ise sinna jõuan või jõua. Mingil hetkel ma kindlasti jõuan Elina hingamisse, aga ma ei tea, ma pean jätma selle praegu lahti. Aga Elina kutsus ja kirjutas nii armsasti sinna alla. Ja mul on niisugune tunne, et Elina, sinuga me võiks ka ikkagi mingil hetkel turbiinis laivi jõuda. Ja kui Tom ütles, et ajupesu tegemisel on nagu kuula mõnda medikat või midagi, siis ma lihtsalt nagu täie rõõmuga siia reklaamiminutitena lõppu ütlen, et Marlen Annabelil on tegelikult tehtud niisugune üliäge koht nagu meditatsiooniparadiis. Ja seal on 18, 19, midagi sellist äkki eestikeelset ajupesu meditatsiooni, mis aitavad ümber programmeerida seda, kuidas sa iseendasse ja maailma suhtud, mis aitavad hakata sul vaatama elu teise perspektiivi läbi, tajuma teise perspektiivi läbi. Ja ma kutsun su täie rõõmuga kaasa sinna. Järgmisel hetkel võiks see link ilmuda imetabaselt siia alla, keegi võiks kommentaariumisse panna selle patreon.com/Marlen Annabel. Ja kui sa valid sealt VIP-paketi, siis sa pääsed ligi ka minu viimase aja kõige ägedamatele loengutele. Üks on multidimensionaalne mina
teine on kõrgsagedusliku olemuse aktiveerimine ja kolmas on loeng mees-naise energiatest ja sinna samasse VIP-paketti tuleb siis ka enesekindluse teemaline loeng ülesse, mis on see miski, mis sünnib homme õhtul. Kui sind kutsub, siis tule tee ajupesu minuga koos. Võid seal liikmelisuses olla see siis ega ainult 1 kuu. Ja miks ma seda jagan? Ma jagan seda sellepärast, et on nii... Issand jumal, see on nii jabur. Vaatad aknast välja ja mõtled, et ei tea, kas isa tuli. Saad aru, et ei, see on sinu isa. Peaaegu close. Aga vennad. Ja, saan aru loogikaga, saan aru, et see on Kerli-isa kukal. Vaatad peale, mõtled, jah. Mina sain aru praegu tänu sellele, et Fredi on aias. Kuidas ta on aias? Mina ei lasknud teda õuga. Me oleme ukse lahti jätnud mul. Kus kohast ukse? Välisuks. Teeb edasi tagasi. Tore. Siis on nii. Minul on olnud meditatsiooniparadiisist rääkimisega totaalsed enesekindluse probleemid. Ja ma valin nüüd neid hakata ümber programmeerima, sest et enesekindlust on vaja selleks, et tuua oma toode turule ja tuua turule need asjad, mis teisi aitavad. Ja kuna ma ise olen 2 aastat olnud kriisis, siis tore, et mu ego sai laguneda ja ma sain uueneda, aga see ei ole olnud kõige toetavam nagu ruum, kust tuua seda teisteni, et yo, by the way, ma olen loonud geniaalset stuffi meditatsiooniparadiisi, mida ma kanaldasin siis, kui ma veel ei olnud laiali kukkunud, mille võrra ma praegu harjutan seda, et kallis, tule investeeri korraks iseendasse, vali pakett, kõige odavama paketid on reaalselt 13 eurot ja sa saad selle eest 18 meditatsiooni. Halloo! Pole mõtet rääkida sellest, et kas see on seda väärt või ei ole. Seega, kui sa oled meditatsiooniparadiisi liige, tule aita mind korra. Kirjuta mulle siia alla, mis on sinu lemmikmeditatsioon? Mina olen liige ja siis siin on meil üks imeline liige. Meditatsiooniparadiisi. Aga mitte kõige parem näide, sest et ma olen kehva meditatsioonide kuulaja üldse või podcastide kuulaja viimastel aastatel, aga kui see sul värskelt välja tuli, siis sul olid seal mingid meditatsioonid, mida ma ikka kuulasin väga palju. Kindlasti kuskil alateadvuses on see pealkiri ka olemas, aga kes seda... Mina võin öelda, mis minu enda jaoks on jäänud kõige rohkem kõlama. Mulle hullult meeldib julgus olla looja meditatsioon. Ja vot seda ma kuulasin ka palju. See medikas on lihtsalt nii powerful. See on nagu selline medikas, et ma lähen sinna juurde ikka jälle tagasi ja teen endale selle ajupesu. Oi, mis toimub? Kuidas võime sulle ühenduse allikaga? Telefon hakkab juhtmega koos kaotama akut, aga okei. Teine medikas, mis mulle täiega sel hetkel, kui ta välja tuli, kuidas ta hullult puudutas, oli enesearmastuse teekond. See oli täiega teema. Siis energiaväljade puhastus pluss hingeteekonna aktiveerimine. Megamedikas. Nii, Klareen kirjutab juurde julgus valida muutus. Absoluutselt, seal on ka täiega äge. Allikausaldus. Allikausaldus on lihtsalt nagu nii geniaalne. Ja siis seal on veel hunniku stuffi, mis ei ole siuke, mida ma oskaks sulle praegu nagu öelda, et vaat seal on see, sest et kui ma neid läbi olen lubanud endast, siis ma reaalselt nagu Marlen lahkub. Marlen lahkub, keha jääb ja minu võime rääkida jääb. Ja siis tuleb see mingi teadvustasandist läbi ja ta kõneleb. Ja kui ma kuulan ise neid medikaid tagant järgi, siis mul on nagu mingi, kes see on? Kes see on? Ja see on allikas. Ehk siis ma kutsun siin meditatsiooniparadiisi, mille mina olen lubanud siia reaalsusesse nagu eksisteerima, aga tegelikult ma kutsun sind allikat kuulama, sest allikas on saatnud meile sõnumeid. Seega, musika oli pai. Aitäh sulle tänase laivi eest. Aitäh sulle, Kerli. Aitäh. Ja mina olen lihtsalt nii mega tänulik sinu eest. Mina sinu eest ka. Ja see täiega meeldib mulle. Ja ma tean, et ma üksi ei oleks ever valinud seda teha, mis ma praegu tegin. Aga sinuga koos oli see lihtsalt nii palju parem ja nii palju mahlasem. Ja kas ma saaksin teie abi, palun, et nagu lihtsalt kanal sajaga. Aitäh, Kelina. Ja kanal ja Kelina, aitäh sulle, kallis. Ja Elinaga me tegime ka koostööd. Me tegime koostööd Laitses, kui me lõime hommikul koos ruumi. See oli ka lihtsalt mega. Võib-olla hakkavad need ka varsti juhtuma uuesti. Aga kas ma saaksin paluda teile aidata mind tänada Kerlit
nagu lihtsalt pange siia alla kommentaariumisse. aitäh, Kerli, et sa tulid. Kerli, mulle nii meeldib, et sa oled eetris. Kerli, see, mis sa ütlesid selle kohta oli nagu nii 10-sse ja siis põhimõtteliselt nagu teeme seda, et kallame ta lihtsalt tänulikkusega üle. Tanki praegu niimoodi. Ja las ta siis supleb sellest tänulikkuse laviinist natukene minuga koos, sest et siis on, las ta harjutab. Aitäh teile musikalipaid. Ja kui te tahate Kerlit niimoodi eraldi tänada, siis võite mind ka tänada. Te võite kirjutada Marlen, aitäh, et sa tulid laivi. Marlen, sa oled nii tore. Marlen, nii tore, et sa tagasi oled. Marlen, aitäh, et sa jälle lubad teha seda, mis sa teed. Või siis te võite tänada Annabeli. Annabel, aitäh, et sa olemas oled. Aitäh. Ja võite tänada ennast, et te siia jõudsite. Ja aitäh mina, et ma seda laivi vaatasin. Aitäh, et ma olen ikka olemas, kui kõik teised on juba... Ma taipasin. Ja Tommile võite sama teha. Aitäh, Tom, et sa olemas oled. Aitäh, Tom, et sa kirjutad raamatuid. Aitäh, et sa rääkisid sellest, kuidas sina asju teed. Aitäh, et sa oled nii aus ja avatud. No, ühesõnaga, musikalipaid, teeme koos ajupesu ja siis uute kohtumisteni siin või sealpool ekraani juba varsti. Tule meditatsiooniparadiisi kas või 1 kuuks nüüd ja praegu, või mitte nüüd ja praegu, tule näiteks 10. siis, kui palgapäev on ära olnud. Ja siis omakorda tule homme täiesti mõnuga nautima Tallinnas naiste kokkusaamist. Kõik. Punkt. Ahhaa. Ja järgmise korrani. Yes. Ciao. Ciao.